Tere tulemast, vaatame järjekordset episoodi Palju on ümmargune podcastis. Kohe on märtsikuu läbi saamas ja seetõttu taas kord siin nagu kokku lepitud on iga 2 nädala tagant Tarviga taas kokku saame. Tšau sulle ka, Tarvi. No tšau jah, tere kõikidele kuulajatele ja vaatajatele. Jah, et täna siis teemasid jagub oma jagu, et siin lähmegi jällegi kohe ikkagi asja kallale ja alustame sellest, et siis Eesti-Läti liigas siis said lõppu esiteks või said läbi juba mängitud tolleks hetkeks veerandfinaalid ja nüüd on siis ka esimesed poolfinaali mängud mängitud. Veerandfinaalides siis 2 veerandfinaali lõppesid 2 mänguga ja 2 veerandfinaali lõppesid 3 mänguga. Alustame siis äkki esimesest ja viimasest asetusest, et omavahel siis 2 Eesti klubi madistasid Tartu Ülikool Max ja Moritz siis Pärnuga. Ütlen ausalt, ei oodanud siukest vastupanna. No ma räägin, tead, nibin-nabin, mul oleks õigus olnud isegi. Ma tegin siin töö juures sõpradega nalja, et kurat, et Tarvil on ka kord sajandis õigus. No muidugi. Ütlesin, vaatasin seda mängu, et kartsin, aga Paasoja ikka tassis välja selle. No jah, et sellest äge, et ei tulnud mingi sahmakaid seal. Ja ma kartsin, vaata, sest põhihooaja lõpus oli ju neil mäng, kus Tartu ja võitis veenvalt selle 20 punktiga. Vaata, et esimene veerand vist oli suht võrdne ja teine veerand, kui ma õigesti mäletan, siis läks see asi nagu käest ära. Vaata. Ja, no mina toetasin just sellele, et ega Tartu siin ise ju ka kuidagi põhihooaja lõpus siis nagu natukene lasi jalga gaasipedaalilt ära. See vormikõver oli jah, pigem peale karikafinaali, pigem oli siuke nagu natukene allapoole. Nii ta oli. Selles mõttes küll aga müts maha jah Pärnu ees, et need 2 mängu tehti ikka põnevaks, et siin esimene mäng ju läks alles viimase veerandiga, suutis Tartu sotid selgeks teha ja teiseks mängus läks ikkagi lisaaega juba vaja, et ei olnud ikkagi ei olnud lihtsalt ja nagu ainult 1 punktiga ka, et Paasoja jah siis 3 ründelauast võttis palli ja viskas siis selle 3 sisse, mis siis selle võidu tõi jah, et siin muidugi TalTechist endast nagu ei ole mõtet üldse vist väga rääkida või peatuda, et esimene mäng Valmerale kaotati siin 25-ga ja teine ka 11-ga, et teises mängus pakuti tegelikult võita. No jah, sellega ma olen nõus. Tolle oleks pidanud nagu ikkagi ära ammustama. Oleks võinud nagu ära murda jah, et selles mõttes kahju, et seda nagu ei suutnud TalTech selles mõttes. Tahtsingi vaadata selle teise mängu nagu seda statistikat, sest et kui ma õigesti mäletan, siis vana head vabavisked olid jälle. No ei imesta üldse, et see oled nagu. Jah, need on 3, aga vabakad ka ja 26-st 13 siis ehk siis 50% vabakad. Ainukesed, kes viskasid oma, ütleme vabakate mõttes oma ära Pehka 5-4 ja 4-3, et need on nagu sellised respekteeritavad protsendid, 80 ja 75, aga Post 6-2, Jurkatam 4-1, jah, siin 2-1 ja 1-0 sellised nagu nad on, aga selles mõttes ikkagi, et sa jätad 13 punkti, keegi ei ole lõppudelus, ütleme niimoodi, keegi ei ole ju perfektne. Ei, muidugi. Aga võtame kas või aga me oleme inimesed, me kõik eksime. Jah, täpselt, aga võtame kas või 7 vabakat juurde ja see vahe oleks juba 2 ja see mäng oleks juba täiesti ilmega. Et need eestikad veel tulevad, aga ma tahtsin juba öelda, et kui TalTechise tuumik ja asjad jäävad nagu enam-vähem samaks, siis teada, millega suvel mehed vaeva peavad nägema. No seal võib eraldi Käärikule laagrisse minema, terve mees vabavisked ainult viskama, mitte midagi muud ei tee. Aga jah, ma vaatan vastasmeeskonda Valmerat ka, et seal siis vabakad siis seal pandi 35-27, et no see on juba okei. 77% ikkagi ja väga suur nagu visete arv ka, et 35 vabakat on väga palju. Et eks ma ütlen ausalt, ega ju vastased ka teevad nii-öelda eeltööd ja eks nad ju kõik teavad, et TalTechi nõrk koht on need vabavisked ikkagi. Mulle tuleb kohe meelde see põhihooaja viimane mäng Tartu ja TalTechi vahel, kus 5 minutit või 5,5 minutit enne lõppu Kuusma võttis time-out'i ja nad tegid seda üle välja maa-ala pressi, vaata TalTechi vastu, nad tulid ju järgida ja siis nad ja siis Kuusma ütles, et kui saavad mööda on vaja, siis tehke postile viga, vaata, et las viskab vabakaid
ja ta seal mingi olukord ta pani 2-2. Ma mäletan, kommentaatorid olid ka sellised, et et mis toimub, vaata. ja siis teisega läks ära, et jah, et natuke kahju, et see niimoodi läks, aga Valmiera on siin põhijõua lõpus oli ikkagi võimsas hoos, et pandi ju Tartulegi 20 ära ja tegelikult väga-väga nagu hästi mängiti. Nii on. Lätlaste poole peal siis ei hakka väga nagu peatuma, aga siis nii palju, et Riia ja Ventspilsi seeria läks siis 3 mängule ja selle siis Riia VEF siis, vabandust. Ja siis VEF selle siis võitis, tegelikult oligi, et kodus võideti väga kindlalt 23 ja 19 punktiga mängud ja siis võõrsil kaotati siis 3-ga, et näitab ka, et Ventspils sai kodusaalilt ikka väga kõva tuge, aga ikkagi meeskondade nagu klassivahe ikkagi seal mingi on, eks ole, et VEF siis jah, poolfinaalis siis Valmieraga, ehk siis Läti poolfinaal ja jumal tänatud, et me teisele poole saime ikkagi Eesti poolfinaali, et Kalev Cramo alistas siis 3 mängus Riia Selli, esimene poolaeg väga hästi, super, vaatasin. Väga nagu siuke mõnusalt nagu agressiivne, korralik, leiti vabu viskeid niimoodi ja nagu 3. veerandi poole peal kukkus kogu ansambel kukkus lihtsalt kokku, nagu läks trumm ja läksid pulgad ka vaata. Jah, tahtsin tegelikult just vaadata, Sellil oli üks mustanahaline mängija, kes siin tegi nüüd selles 3. mängus, mis läks lisaajale veel ja äkki oli see number 0 Sabash või mis iganes ta oli, et vaatasin seda 3. mängu just, kusjuures vaatasin veel järgi sest ikkagi lisaajale ja see mees ikka esimene poolaeg ikka tegi päris palju pahandust, et kuigi Kalev sai minu meelest esimene veerandaeg just oli see, et sai paremini minema ka, et selline nagu tundus nagu mulle kuidagi loid või uimane natukene, et seda näitab ka üldse, näitabki esimene poolaeg üldse, et Kalev siis võitis 10-ga selle, kui ma nüüd vabandust, see on vale mäng mul vist ees. Ja, see on esimene mäng. See oli esimene mäng, jah. Aga 3. mängus, vähemalt esimene veerandaeg oli küll. Poolfinaal oli, 3. oli poolajaks oli viik. Ja oli, jah. 47. Aga tahtsin, et ikkagi esimene veerandaeg vähemalt mängu algul, jah, et Kalev said minema, jah. Et olen nagu nõus, et jah, et said hästi minema. Võitsid ainult küll 3-ga, aga jah, ei saadud selle alguses selle Sabashiga ulmelikult hakkama, on ju. Too Sabash ka, et too oli ka siuke kalamees ikkagi, et ta oli ikka kalastas päris mitmeid kordi, et natukene siin Soo ja Soodla siis kommenteerisid mängu, et siis Soodlal oli ka veits kopp ees, et kaua ta teeb seda, vaata. Et selles mõttes jah, et esimene mäng Sabash ei mänginud, aga seal siis tagaliinist ju paar teist meest tõusid tegelikult esile ja mu arust oli hästi huvitav olukord oli selle 3. mängu, vist oli lisaaeg oli, või oli lisaaeg oli ja oli siis see number 33, proovin hääldada nime, Kristjan Ifeani Tšukvu Orgi Anigve. Jaa, täitsa hästi. Aitäh sulle. Ja see vend ju siis läks korvi alla, ma ei mäleta, kes talle selle vea tegi seal, aga vend siis kukkus kuidagi käe peale ja siis nagu mängis veits, et ta vigastatud. Ja tuleb meelde. Persins tuli mängu, pani vabakad vist 2-2 vaata. Ja siis, seal on vist reegel, et põhimõtteliselt ta peab vist, kas oli minut või ühesõnaga mingi teatud aeg. Peatreenerid, kommentaatorid seletasid, et seal on mingi aeg, mis pead nagu pingi peal. Mis ta võib uuesti nagu mängu tulla, vaata. Ja siis minut hiljem ta oli uuesti nagu platsil, vaata. Et arvestades, et mehe vabavisked oli 8-3, ütleme nii, et ega siis, kui sa tahad võita, siis sa pead ikkagi kõiki nippe ka kasutama. Ja selles mõttes on, et on nagu, selles mõttes ongi see, et ühelt poolt ma olen nõus, oli samamoodi seal mängu kommenteerides Janar Soo ütles, et labane on, vaata, et tegelikult on labane, vaata. Ma olen selles mõttes nõus, aga teistpidi on see, et kui reeglid on niimoodi üles ehitatud, siis nagu kui neid võimalik niimoodi kasutada täpselt, eks see Aabel ju kommentaatorid siis ka aru, et eks nad olid ikkagi Kalevi prillidega ka, et kui sa selle praegu mul tuleb nüüd meelde, kui sa selle tood, et siis ma ei tea, Tatti, et
et Kitsing siis peab kogu aeg pingil valmis olema, et saate oma vabavisked korda, noh. Et palun tasuta nõu, tal kas Kitsing, Pehka või Sutt või Suurorg või kes need paremad viskajad seal on. Täpselt, aga pingi pealt. Aga pingi pealt, täpselt, ja siis minut aega peab mängima ka või 2 vähemalt. Aga jah, tulles selle tagasi selle sellimängu juurde, jah, siis jah, esimene mäng või selli seeria juurde, siis esimene mäng jah, anti ära ikka ja teine poole ajal ikka selli oli palju agressiivsem, tublim on ju ja kõik need asjad, et võtsid jõuga ära tolle. Teine mäng siis ikkagi Kalev, ma teist mängu ei näinud, aga vaadates nagu ka seda, siis nii palju, kui ma vaatasin seda statistikat ka, siis Kalev ikkagi tegi oma korrektuurid ja kolmandas mängus, mida siis oli jälle näha, on ju, mis on see hooaeg huvitav, et nagu muidu eelmine hooaeg olid kõik play-off mängud nagu Delfis saadaval, see hooaeg ei ole. Et kui keegi teab põhjust, siis võib nagu teada anda. Ma isegi ei ole tähele pannud seda. Aga kõik ei ole need, mis Lätis toimuvad, neid ei ole olnud, vaata. Aga jah, et sellilt tooks välja tegelikult selle, kes on tegelikult terve hooaeg ulmelt kõva vend, Frankie Fiedler, et see vend ilmselt peale seda Läti hooaega, et ta ennast, ma usun küll, et kuskil korralikumas Euroopa, ma ei taha öelda, et Eesti-Läti liiga ei ole korralik liiga, aga selles mõttes ikkagi tugevam. Jaa, ei muidugi, kuule, ärme nüüd hakka ja siin, kui me hakkame mõtle ise Leeduga kasvõi. Poola, mis iganes need liigad on. Et selles mõttes, mul oli just ka, oli siin sõpradega jutt ka, et tegelikult Eesti-Läti liiga tänasel päeval, areng on toimunud, selles mõttes me oleme nagu liiga on palju parem, kui ta oli aastaid tagasi. See ühinemine on kindlasti olnud õige otsus. Aga tänaseks päevaks me oleme praegu kasvanud sinna paika, kus me oleme siuke liiga, kuhu mehed tulevad, et teha endale Euroopas natuke nimi ja siis liikuda edasi kõrgemasse sinna. Reimann on näiteks Makabis on ju, Odiassi, kes mängis selle Prometeiga Eesti-Läti liigat, tema on Hapoelis, eks ole. Belitška on Neptun. On nüüd Neptunus või? Jah, mängivad Eurokappi. Okei, mingi hetk ta oli Saksamaal, oli ka seal, mulle tuleb mingi Braunschweig. Jaa, aga minu meelest kohe vaatan. Eesti-Läti liiga mu jaoks on see, et on kasvanud selliseks liigaks, kus tänasel päeval on väga hea hüppelaud, et liikuda nagu Euroopas edasi, aga see on nagu hea koht, kus praegu olla, et see tähendab seda, et meil on siia hea tegelikult võimalus tuua erinevaid mänge. Kas või jällegi eelmine hooaeg tegelikult ju Jalen, see Henry on ju Tartus. Tegelikult hooaja lõpp on ju ei olnud nii tugev ja nagu hea, kui hooaja keskel ja alguses oli nagu väga super, vaata hooaja lõpp, seal oli vist mingid vigastused ka, läks natuke nahka on ju. Aga nüüd ta ju mängib Kirvesega koos Jonavas, eks ole. Et ma ei tea küll, kui palju ta seal mängida saab, aga vähemalt viimane info oli see, et ta oli Jonavas, ma ei tea, kas ta on seal ma ei tea, kas ta on ära liikunud, aga jah. Vaatasin üle igaks juhuks, aga Velitška on täitsa Neptunas, mis Klaipeda või mis ta on, et Eurokappi mõllab seal. Samamoodi ju tegelikult okei, et mees ei saa küll nüüd tänasel päeval Kalevis ei saa väga mängida, Kasemets on ju, aga tegelikult ju tema ka ju tegelikult Keila Kuulbetist hüppata Leedu kõrgliigas. Tiimi nimi ei tule praegu meelde, aga nagu selles mõttes, need võimalused on avanenud, et ma arvan, varasemalt see ei olnud nagu võimalik, et sa hüppad. Ei, kindlasti, et kuhugi Poola või mis iganes riik. Ei, ikka, see on hea, et iga aasta nagu arengut on ja olgem ausalt, et eks meie enda mängijad ka, kes meil koondise mängijad siis, kes väljas mängivad, eks nemad teevad ka meie riigile või siis ka meie liigale annavad reklaami, et annavad juurde. Et ongi see sama, Konatšuk on hea näide, on ju, läks Hispaaniasse, läks Pekki, tuli tagasi, tegi jälle väga hea hooaja ja siis liikus Saksamaale vaata ja siis Saksamaalt nüüd on Türgis on ju. Ja üleile panid veel Fenerbahcega kotti, et kiirustada sealt särat täitsa uskumatuna. Et uue peatreener Grimau siis nimi tuttav siis on vana Barcelona peatreener. Ma ei tea, kas võib-olla oli Valencias ka, aga Barcelona oma oli kindlasti. Ja mis oli siis, mis mulle ka meelde tuletati, mida mul ei olnud isegi meeles, aga ta vahepeal juhendas siis siukest tiimi nagu Bukaresti Steaua või mis ta on. Iganes hääldad seda ja need mehed käisid ikkagi ju Keilas Põhja-Euroopa. Oli. Et Grimau sai siin ka Keila. Et teab küll, mis see Eesti värk on. Nägin ka Kono Instagramist, et peale seda võitu, et treener andis 2 vaba päeva. Mees teab. See on õige võit. Ei, muidugi, et kui korra sinna juba läksime, siis palju neil oli 5 või 6 mängu järjest tuppadunud Türgi liigas. Ja Türgis on nagu see, et seal on samamoodi, et
vastased on hästi tugevad tiimid, no, noh. Et 2 Euroliiga, oota FS ja Fener, kedagi teist Türgist ei ole Euroliigas. Eurocupis on Besiktas, Galatasaray on. Telekom ka on. Too ka veel, noh. Tohvas on kuskil minu meelest veel. Jah, ühesõnaga väga, no Euroopa üks kõvemaid liiga. Ja. Et seal noh, omanikud ilmselt lühikeste süütenööridega ka. Ei, muidugi. No see Türgi, see on see päikesemaa ka, et seal seda rahaprobleemi ka nii hullult ei ole, et aga Eesti-Läti liiga juurde tagasi tulles, siis poolfinaalid, siis nagu mainitud sai, üks Eesti siseasi, üks Läti siseasi. Tõsi, jällegi klaas pool täis vaatame, siis kindel on see, et medali me saame. Jah, aga millise? Kui me siin oleme... me võime isegi 2 saada. Me võime isegi 2 saada täpselt. Aga et meil on, kindlalt on kuld või hõbe on kotis, vaata. Et nagu riigina nii öelda. Aga selles mõttes loodame ikkagi kulda ja loodame ikkagi 2 medalit. Kindlasti. Et selles mõttes küll, aga kui me võtame need poolfinaalseeriad ka ette, siis kiirelt VEF ja Valmiera, siis esimene mäng VEF võitis selle 79-67. Tarviga just enne salvestamist kui eetrisse tulime enne eetrisse tulekut rääkisime, et siis ütlesin talle ka, et sükest huvitavat statistikat, et ilmselgelt ise mängu ei näinud, aga VEF pani siis vabavisked 32-12 38%, et nagu terve meeskonna peale. Et kui me räägime nagu TalTechis, siis jah, et siin oli peasüüdlane oli üks mees, kes siis pani 12-1. Aga see on see sama mees, kes võttis 10 ründelauda. Okay. Ehk siis millega siis lõpuks see VEF selle nagu statistika järgi, millega see VEF lõpuks selle mängu ära võttis, oli ründelauad 21-9 ja lauapallid kokku siis 51-37. Üks mees võtab nagu rohkem ründelauda kui terve vastasvõistkond. No toon ikka kolli, aga tuli kohe meelde, mis ta palju ta oli 12-1 vabaviskida. Tuli kohe meelde, ma ei mäleta, mis Euroliiga finaal see oli, aga Fenerbahces, Jan Vesseli pani 9-0 või mingi ulme. Pani järjest, vist oli 10. pani sisse. Ja midagi taolist, aga Fenerbahce tuli finaali kaotus too aasta, et jah, aga peale seda Vesseli on ikkagi, ei ole, me oleme rääkinud ka, et ega seda plahvatust enam ei ole, et siis on õppinud, et keskpositsioon on päris metsikult paneb kotti neid ikka. Ei, täitsa nõus, et selles mõttes võib-olla siin siis Brandon Karl Huffman, et Vesseliga võib-olla ühendust võtma, et jah, et vabaka protsent, tal oli siis 8%. Ma ei tea. Teine mäng, üks vend pani 4-0 ka siis, et selles mõttes siin ikkagi seda oli, et jah, Valmiera seda ei võtnud. Arvestades nagu hoogu, siis ma oleks oodanud Valmierat võib-olla natuke paremat. Aga VEF-iga jah, et kodusaalis nüüd Valmieral teine mäng, et see tuleb ära võtta ja siis kolmandas mängus on jälle kõik võimalused. Eks neis, mis on. Eesti oma siis, millest ilmselgelt saab rohkem rääkida. Jah, sina saad eriti, sest et pean kahjuks tunnistama, mina seda esimest mängu ei näinud. Kuna väljas on ilusad ilmad ja oli vaja grillida, aga samal ajal läks juba mäng meelest, et aga sina käisid nagu ma aru sain koha peal. Jah, ega liha ei saa ju kõrvema. Ei, muidugi, kes seda kõrvenut liha ikka tahab. No sul koer sööb. Ei, mul ei ole koera. Ei ole. No võt, aga räägi siis, mis atmosfäär üldse oli? Ei, atmosfäär oli, kohe kui sa nagu saali astusid, kohe oli nagu suure mängu tunne või nagu lihtsalt nagu tehti see tagumine väljapääs, tehti ka lahti, et sa said sealt nagu, kui sul oli eelostetud pilet, sa said sealt võtta sisse. Me läksime siis nagu sealt kaudu, saime ilusti tuppa, eks ole, ei olnud mingit järjekorras seismist, suht nagu tore oli, aga kohe kui saali astusid, rahvast nagu sul on, mis me jõudsime 45-50 minutit enne seda mängu algust jõudsime kohale ja nagu puhveti järjekorrad ja asjad olid juba nagu loodud. Uskumatu. Et ja ütleme niimoodi, et asi oli ikkagi nii hull, et inimesed seisid või? Lõpuks ikkagi seisti ka jah, aga kui meie jõudsime siis 45 minutit enne, siis meie saime istekohad, saime otsa tribüünile. Ehk siis ikkagi suhteliselt
äge, selles mõttes nagu ühelt poolt nagu jama, ma ideaalis eelistan istuda kuskil keskel või noh, kuskil võib-olla natukene, noh, Kalevi pingi taha ei saa istuda, seal Kalevi fännid võib-olla löövad nagu trummiga vastu päed, on ju. No Eestis vist nii hull ei ole see asi, õnneks, aga Tartu pingi taga näiteks, ühesõnaga kuskil keskel, et noh, paremini nagu mängu jälgida. Aga selles mõttes seal tegelikult seal otsatribüünil ka oli, ma olen varem ka seal istunud, selles mõttes väga nagu okei oli istuda ja tegelikult nägi mängu väga hästi. Et natukene võib-olla teise pilguga ja vaatega võib-olla nägid ka mingeid olukordi, mida võib-olla keskelt tegelikult ei näeks, vaata. No jah, seda küll. Jah, et selles mõttes atmosfäär oli mega, et noh, mõlema tiimi poolt ja noh, ja olidki kõik tribüünid olid täis, rahvast vist oli 2100, kui ma õigesti mäletan midagi peale, ehk siis noh, mitte nagu rekordarv, aga ikkagi päris palju. No muidugi. Et see vist rekordmäng on mingi 2600. Me arutasime ka, et tegelikult võiks Tartus nagu suurem saal ka olla. Ma just tahtsin sinna jõuda, et või siis teine variant on, et tuleks võib-olla teha mingit nagu juurdeehitust selle Kullamäe nagu peaväljakuga, mis oleks üks variant, on ju. Kui on võimalik muidugi. No jah, lihtsalt ma tahtsin jõudagi sinnani, et lihtsalt noh, kui me vaatame nagu pikka plaani, siis noh, ideaalses maailmas loomulikult me tahame, et see huvi jätkuks nii, nagu ta on olnud, vaata. Aga ajalugu näitab, et alati on need mingid nagu tõusud ja mõnud, et praegu on see nagu tipuaeg, on ju, kus noh, Eestis korvpall ja klubikorvpall ka on ju nii hinnas, et noh, kui me võtame selle Eesti-Läti liiga jagas ka oma Instagramis, et top 5 külastatavusega mängu keskmise külastatavusega. Seal oli, minu arust oli 3 Eesti klubi, oli Tartu, oli TalTech ja oli Pärnu top 5. Et nagu selles mõttes, noh, ikkagi huvitav, et Kalev siin no Kalevil on nii palju erinevaid saale, no seda küll, jah, fännid võib-olla, mõni läheb, Nordis on mäng ja mõni läheb Kalevisse ja, õigus et... või no praegu on rohkem nagu Nordis ja noh, kuna Nord mahutab suures jaos, noh, ütleme ümmarguselt 1000 inimest, noh, siis selles mõttes on jah, nägin kuskil korvpalligrupis juba niisugust negatiivset värki ka, et fännide poolt, et siuke mäng ja paneme saali, mis mahutab ainult 1000 inimest, et no jah, et Kalev andis eile näiteks oma Instagramis teada, et nüüd homne siis mäng, homme on teine mäng, on ju, et ta on välja müüdud, et rohkem piletid ei müüda. Aga ta on ka Nordis või? Ta on Nordis, jah, sest noh, seal on jah, et noh, selle Kalevi spordihalliga ja sellega on nii palju, kui ma aru sain, siis seal on nüüd mingi noh, uuem broneerimissüsteem põhimõtteliselt, et varem peab nagu vist teada andma ja noh, seal on ka mingid ühesõnaga igas ka mingid võistlused ilmselgelt aru saada. Ühesõnaga jah, Eestis oleks vaja juba kahte, ütleme siis suuremat spordisaali. Ma ütleks noodi, et Tartu hall on tegelikult väga hea, Tartus mänge korraldatakse nagu väga professionaalselt, kõik on väga loogiline, väga hästi nagu üles ehitatud. Kõik nagu, ma ei tea, kõik on nagu noh, korralduslikult super, lihtsalt olekski võib-olla istekohti oleks vaja juurde tekitada, aga ma ei ole mingi arhitekt või insener ka, et ma ei oska nagu öelda, et noh, ma arvan, ma ütleks niimoodi, et täiesti uut saali oleks nagu mõttetu ehitada. Ideena oleks kuidagi laiendada olemasolevat taristut, aga kuidas seda teha, mina ei ole õige meest. Aga sellest ma olen ka nõus, et nii palju kui minagi olen Tartu mängudel käinud, siis on see korralduse pool on ikka, no tegelikult ikkagi päris professionaalne, ikka võib juba julgelt öelda, et siis, mitte isegi päris vaid ongi, et see on ikka väga, väga hästi tehtud. See vist oli nüüd siis uue mänedžeri ka teine kodumäng, et siis Tartul ka saadame tervisi ka uus mänedžer Mailis Boksis, Eesti naiste korvpallikoondise tugitala on siis uus Tartu mänedžer, et selles mõttes kindlasti siis Robert Peterson jättis asjad niimoodi heades kätes esiteks, jättis sinna ka. Ja selles mõttes sealt on tegelikult hea nagu, ega hullult ratast leiutama ei pea selles mõttes, et tegelikult nagu suures osas kõik nagu vajalikud asjad on paigas, et mingeid asju on vaja võib-olla natukene jah, noh, eks ikka uus manager ikka tahab midagi oma mingi visioonid ja oma käekirjaga ka nagu teha, et aga ei, kindlasti palju edu ja jätke samas vaimus, et ja Tartu poolelt jah, et ma arvan jah, et noh, ma ei tea, uut saali ma tänasel päeval ei tundu ka kuskile Tartusse nagu väga võimalik olevat ehitada, mingi ruumi kindlasti leiaks kuskil Raadil või seal. No see jääks juba kaugele ka, et tegelikult on see. Kus on seal A. Le Coqi spordihoone, kõrval on see
Netspordihall ja siis seal tegelikult seal on päris palju rohelist, aga ilmselgelt ei taha seda rohelist ka kõik ära. Ei, muidugi. Ei, tegelikult selles mõttes, et see asukoht on ka tegelikult hea. Et kui oleks, ma arvan jah, et kui oleks kuidagi võimalik ja kui on see raha võimalik kuidagi leida, siis kindlasti võiks olemasolevat halli praegusel hetkel nagu suurendada, ma arvan, see annaks väga palju juurde. Ja kindlasti, jah. Ja Kalevi poole pealt tahtsingi võib-olla sinna jõuda, et Kaleville lihtsalt nagu oleks, võib-olla tõesti olekski mingit halli vaja, neil oleks vaja seda ühte suurt nagu, neil oleks vaja nagu oma koduhalli. Muidugi, on, vaata. Ja nagu Pärnul ja sellest... kõigil teistel on tegelikult nagu oma halli. Ei, ongi, et sellest on nii palju räägitud, et kui Kalev siin oli ka täitsa hetkel ikkagi mina ütlen, juba hetkel on ikkagi Tartu Eesti top 1 klubi, aga see hooaeg kindlasti, et aga siin eelnevad hooajad, et on ikka suht hale ja naljakas, kui sul Eesti korvpallis tippklubil ja tal pole oma kodusaali. Et ta mängib hooaja jooksul, mängib 4 saalis, mängib Nordis, siis mängib Kalevis, siis mängib, me käisime, ma väga hästi mäletan. Unibetis käisime. Tondirabas käisime. Tondirabas, sorry. Käisime Euroopa mänge vaatamas ja siis tegelikult finaal on siin toimunud siis ja karikafinaal toimub, karikafinaal selles mõttes pidigi Unibetis, ma arvan, toimub nagu õige asi ka. Et ma loodan, et finaalide ajal toimub ka Unibetis, ma loodaks ja ma võib-olla siin siis panekski Eesti inimestele südamele, et ma mõtlen siis Eesti-kate finaalis. Ma arvan, et see on Eesti-kate finaali jällegi teine vaatus, et esimene vaatus oli karikafinaal. See on siis teine vaatus ja ma usun jah, et Eesti-kate siis Tartu on otse poolfinaalis. No loogiline ta on, aga Egert palju on ümmargune. Palju on ümmargune jah, et täitsa nagu maha ei mängiks. Selles mõttes jah, aga jah, üleüldiselt jah, et mängu poole pealt selles mõttes 3 veerandit väga võitluslik, väga hea, aga väga hea kvaliteediga korvpall selles mõttes, et kui vaadata ka lõppskoori, et 98, 87 või 85. Et siis nagu selles mõttes ega siin klubi korvpallis, ma vaatan play-off skoore ka siin, et ega ulmeliselt ju nii palju tavaliselt ikkagi ei visata selles mõttes, et okei, siin Graamo ja Selli mäng läks mõlemad üle 100. No ta oleks lisaajale ka, eks ole? Ta oleks lisaajale ka täpselt, on ju, et normaalajaga panna ikkagi 98 Tartu poolt, et ikkagi... Ma vaatangi praegu, et siin poolaeg oli Viigis, et ja 3. võttis veel Tartu ühega, aga mis seal 4. siis juhtus, et Graamo ainult 11 punkti pani? 4. jah, kuidagi Graamol viskedel, ei olnud maa-ala. Graamol nagu viskede läinud, ei leitud kuidagi häid kohti, mõned lollakad vead ja pallikaotused. Ja tegelikult, mis oli võib-olla isegi rohkem, oli just tegelikult see isegi ka see Tartu rünnak ikkagi. Et näiteks, kui me võtame ka nagu Karl-Johan Lips, et nagu siin põhihooajal ja tegelikult ka Pärnu vastu, ei olnud nagu kõige paremad nagu mängud ja põhihooaja lõpus ka. Aga siis tuleb ka Tallinna vastu, Kalev Cramo vastu mingi okad on tal ikkagi vist hinges, ma ei tea, või mingi heit seal on, väga hea, et on 23 punkti, 15 lauda, 7 söötu. Eestis ikkagi numbrid, mida nagu iga päev naljalt ei näe. Jah, täpselt. Et peaaegu flirtis siin kolmiktuubliga ütleks isegi. Täpselt, et selles mõttes täielikult nagu mingi hetk täielikult nagu domineeris mängu, et kõik käis läbi tema, ta leidis see Ilveriga 2 mehe koostöö, Ilver oli üleplatsi mees 25 punktiga. Ilverit leidis jube hästi, Ilver sai 17 vaba viset näiteks. Ta pani vist mingi 3-2+1 selles mõttes, et metsik. Et jah, et tassingi siin jõuda ka selleni, et Ilver ikka play-offides on nagu ikkagi korralikult nagu juurde pannud ja esile tõusnud. Et siin Pärnu vastu teine mäng oli 29 punkti ju tema poolt ka. Ja see on kõva. Et selles mõttes see mees ka, et ütleme niimoodi, et siin teeb endale hüppelauda. Ma tahtsin just öelda, et ei tea, kas järgmine hooaeg enam jätkabki Tartus, aga See mina sain juba hooaja alguses, ma sain aru, et see tema plaan on, et ta siia tuli, et mängida ennast pildile ja selle järgi minna välismaale, et see on loogiline. Kelle ma tooks veel välja, mis jäi väga silma mulle, mis võib-olla kui vaadata statistikat nii palju, miks mulle meeldib see silmatest, eks ole, et statistikat vaatad, siis võib-olla nii palju välja ei hüppa. Hannes Saare kaitse
ja Hannes Saare kaitsemäng. Super luks asi, mida vaadata, mulle väga meeldis, et sai tema ja Rasmus Andre põhi siis töö oli Kaukiaineni pidurdamine jah. Ja said sellega tegelikult ka väga tublisti nagu hakkama. Kui sa siin juba Kaukaineni välja tõid, siis no vaadates seda Sellimäng Selli kolmandas mängus ta pani väga hea partii kokku, et tal oli 20 punkti. No jah, aga enne seda, et kusjuures seal, kas seal see kolmas mäng, siis esimene poolega või esimene veerand, see oli see, mis lisaajal läks, ja, et seal ta ikkagi mingi hetk kommentaatorid ka mõneti ütlesid, et Kaukainen ei pannud oma viskid ära, mida ta tavaliselt paneb, et seal on mingi, ma ei tea, kas väsimus või mingi asi vahepeal tundub, et seal võib olla ka see, et eks tal ongi, kui me võrdleme Kaukainen ja võrdleme Saar ja Andre, siis väga loogiliselt suuremate kehadega mehed ja see on hästi tavaline, et kui sa paned tegelikult ikkagi sellisele natukene lühemale ja sellisele võib-olla jah, sihukesele põrgatajale paned natukene suurema mehe, kes paneb palli jalgadest nagu liikuda ja palli survet ka rohkem anda, et siis ongi raske vaata. Ei, muidugi, et ega kõik ju teavad ka, kuidas ta mängib ja mis ta teeb ja enam-vähem juba, et ma ei julge teda ka nagu üldse maha ei, ma seda ei tahagi öelda, et mulle ikka nii meeldib see, kuidas ei, seda ma üldse ei... Kuidas Torbek ütles selles mängumeeste saates, et et kui Severi lükkab juuksed kõrva taha, siis anna pall talle. Et selles mõttes üldse, et nagu et siin võib vabalt, homne mäng võib vabalt olla siuke, kus on tema pidu. Jah, täpselt. Ei, ma täitsa nõustun, aga lihtsalt hetkel on kuidagi natukene tagasi mingi... Seda oli tegelikult juba karikafinaalis ju näha, kuidas Andre ju tegelikult, et kui me võtame ka selle hooaja, võrdleme eelmise hooaja Andre TalTechis, siis ilmselgelt ju nagu rünnaku poole peal on asi nagu nii-öelda väiksem, ilmselgelt tal ei ole rünnakul sellist sellist rolli, nagu tal oli TalTechis, aga vaat kaitse poole pealt on näha seda arengut, et pannaksegi Kaukaineni peale karikafinaalis samamoodi ja sai väga-väga hästi hakkama. Ja täna ka, et Kaukainen 17 punkti või mitte täna, vaid siis laupäeval 17 punkti, aga 3-6-1 visked kokku 14-6, selles mõttes tegelikult alla 50% hoida 31 minutiga tegelikult väga nagu hea töö. Tooks Kalevi poolelt veel 2 venda välja. Esiteks see, mida Martin Torbek teeb oma vigastusega. Müts maha kapteni. Täiesti uskumatu vend. Selli siis teisest mängust vend tagasi täiesti nagu mis ta trenni põhimõtteliselt ei tee, ainult mängib. Ja nagu siin ma vaatasin jälle ka Instagramis jagas, et oli mingi, et mina jooksmas, et näha, kui palju mul mingi valutab või mingi siuke nagu. See on nagu päris, ma siiralt loodan, et midagi hullemaks ei lähe. Nagu liiga ei tee. Just, et see on väga uskumatu vend, et Selli vastu üldse et ju seal mõlemad vanameistrid siis ütleme, mitte vanameistrid, aga ikkagi Torbek. Torbek võib-olla mitte nii, aga Kurvas oli ei, seda küll, aga ma tahtsin nagu mõlemad suksed, ütleme siis kogenud veteranid või kogenud mängijad, et ikka hullu maja, mis siis ikka uskumatu. Torbek pani siin kaks päris tähtsat kolmest, et ühe pani kolmanda veerandi lõpus ja teise veerandi. Aga ongi see, et sa reaalselt juba puhtalt selle pärast naudid seda mängu, kui sa näed, et sellised vennad nagu teevad, et nad on täielikult nagu mängus täielikult vajalikud ja täielikult ütleme siuksed talad või siuksed. Täielikult sees nagu ongi see, et nagu sa oled vigastusega, põhimõtteliselt terve hooaeg oled maadelnud, vaata, sa ei ole nagu korraliku hooaega saanud teha, ikkagi nagu mures ja tegelikult on nagu kurb olnud, selles mõttes ka, et sa tahadki Martin Torbekut, kui ma vaatan ka, nagu vaatasin seda Tartu mängu ja nagu see, kuidas ta võtab Bernardi ja kuidas ta võtab McBride ja see, kuidas ta kaitseb, vaata, nagu seda on nagu, Martin Torbek teeb nagu, ma julgen öelda, Martin Torbek teeb nagu kaitsemängu seksikaks selles mõttes. Et nagu selles mõttes nagu, see, kuidas nagu in your face, vaata, üks olukord oli hästi hea, ma võib-olla huultelt lugesin valesti. Aga põhimõtteliselt olid, samal ajal oli McBride ja Bernard olid sees ja Lips söötis auti ja siis Torbek võttis Bernardi ja McBride võttis Rosenthal ja siis Lips söötis McBride'ile ja siis
Boris Torbek näitas niimoodi kätega laiutas, ütles, et kuule, miks sa nagu, et põhimõtteliselt, et miks sa Bernardile ei söötnud, vaata. Ütles mingi, et lips, miks sa siia, midagi siukest, ta ütles midagi siukest, ma nagu huultelt lugesin. Et selles mõttes nagu see Eesti ka, et vahepeal oli äge ka vaadata Toom ja lips samamoodi seal mingi jutustas. See trash talk, kuidas seda nimetatakse. Ei, see on vinge. Aga jah, et Torbek kojas müts maha ja teine mees, kelle ma tooks nagu just selle eilse mängu koha pealt välja. Et ma ütleks hooajapildis mulle tundub, et on olnud pettumus. Aga siis see välismängija Eikaf, et too pani, kas oli teine veerand, kus ta pani järjest mingi 10 või 12 punni. Ja lõpuks tõi 16 punkti visked 8-6, et selles mõttes ta tegi väga hea mängu. Ma isegi imestan, et teda nii vähe kasutati, tegelikult ainult 21 minutit on arvestades, et mehel oli tegelikult nagu käsi oli soe, vaata. Et tegelikult võibolla seal oleks pidanud nagu rohkem kasutama, aga ütleme niimoodi, Killing tänasel päeval peatreenerina, noor peatreener ka veel. Et siin Selli vastu ka tegelikult esimese mängu said ära, aga tegi oma korrektuurid. Ma usun, et ta teeb teiseks mänguks ka vajalikud korrektuurid. Ongi kohe üks küsimus sulle, kas 1-1 või 2-0? Egelt. Ei ole kunagi ju tegelikult saladust teinud, et ma olen ju, kuna mul ikkagi Tartu meeldib, jah. Lapsepõlves saadik mul vanavanemad mõlemad vaatasid Tartu mänge ja ma mäletan, ma vaatasin vanaemaga, vaatasin, kuidas Tanoka Pöörd pani põhimõtteliselt keskjoonet. Tanoka Pöörd oli esimene Steph Curry nagu. Pani kotti. Siis ma ei ole kunagi nagu saladust teinud, et minu ikkagi nagu süda Tartu suunas tuksub. Tänasel päeval ma olen sellises kohas, kus mu süda ütleb, et Tartu 2-0, aga mu aju ütleb, et Kalev 1-1 ja see mäng ja see seeria läheb siis 3. aprill, siis tuleb tagasi Tartusse. Ja sest mul on raske vaadates ka, kuidas Selli vastu mängiti seda 3. mängu Kalevi poolt, siis mul on kuidagi tunne, et nagu nüüd tänasel päeval, kuna nad on põhimõtteliselt kõik oma mängud mänginud Nordis, siis Kalev on selle asjaga harjunud. 1000 inimest, väike saal, tegelikult siuke väikest moodi karukoobas. Et ta ei ole seal mugav mängida. Ja ma pigem nagu aju ütleb jah, et Kalev võtab homme õhtul 1-1, aga ma südames loodan, et läheb 2-0. Ma ei saa nagu saata. Ei, täitsa sinuga täitsa nõus selles suhtes, et ma tahtsin öelda, et ma eeldan, et 1-1, aga ma ei imesta, kui jääb 2-0, aga samas, ma ei näinud seda esimest mängu, ma kahjuks ei näinud ja järgi ma ka ei ole vaadanud seda, aga ma hetkel ütleks isegi, et pigem 2-0. Jah, seal on, kuidas seal on mingid asjad, esiteks, Miska mängib ka ju vigastusega, ehk siis see on ju. Teiseks on see, et Kalevil, mis on Kalevil hästi tähtis, Kalevil on tarvis, et kui mängivad, kui on väljakul, kas Painter või Nurger, siis nood minutid nad peavad võitma ja nad peavad võitma nagu nii suurelt kui võimalik. Et ma ütleks niimoodi, et viimane just see mäng, mis oli laupäeval, et seal nagu ei olnud nii suurt ülekaalu, kui oli näiteks see, mis oli nüüd jaanuaris, oli Tartus 10. siis, kui ma ka käisin vaatamas. Ja kus ju kogu aeg rünnati Painterit ja Nurgerit minu arust ei olnud, aga kogu aeg rünnati Painterit. Seda on näha ka ju nüüd minutitest ja karikafinaalis oli ju samamoodi, et ega Painter mängis ju vähe selles mõttes ja mind üldse üllatas, et Nurger oli algkoosseisus. Ma sellega ei olnud, selle jaoks oli nagu üldse valmis. Aga Nurger mängis lõpuks 8 minutit ja Painter mängis 7,5 minutit. Aga ta mängiski Lips Silver korvi alusega. Mõistlik, jah. Et ongi, et kus on vastas Miska, ainuke, ongi see, et põhimõtteliselt, kus kasutati Painterit. Jällegi üks huvitav olukord, mida nägin, oli, kus tuli siis see noor siis Läti poiss Kuruts tuli mängu. Ja siis Lips läks Kuusmaa ja Kandimaaga rääkima. Jällegi vestluse sisu ei tea, aga kuna Lips vahetati järgmise 5 sekundi jooksul vahetati Painteri vastu välja, siis ma arvan, et see vestlus oli, et kuule, praegu mängib Kuruts, ma saaksin puhata natukene ja Painter saab mõned minutid ja siis toodi Painter Kurutsi vastu ja Lips siis istus mingid minutid pingil. Ei, see on mõistlik muidugi. Lips jah, ikkagi ka näitab ennast taktikalise geeniusena. Või selles mõttes nagu nii hästi loeb mängu, et ongi, et kui Kuruts loeb mängu, Kurutsiga siin Painter ja asjad, Painter ja Nurger saavad hakkama. Aga nii kui Miska on, siis Miska astub välja. Ja sealt tulevad katte, tuleb vahetus ja paar olukorda, 1 või 2 olukorda oli, kus oli
jäigi Kaukainen jäi Painteri vastu ja noh, libises mööda lihtsalt. Painter oli vabaviske joonel, kui Kaukainen pani nagu vasakuga lay-up'i lihtsalt. Eks see nii ole jah, et selles mõttes eks näha ole, et jah, Kalevil jah ja noh, kui EICAF-il see ründamäng samamoodi toimib, siis kindlasti teda rohkem kasutada. Ma natuke imestan, et Maket kasutati ainult 8 minutit, oleks võib-olla arvestanud rohkem. Ja, no ma arvan, et järgmine mäng saab rohkem. Kurbase 8 minutit ka tundub nagu natukene vähe kuidagi. Aga võib-olla lihtsalt tundub vaata, sest noh, see ongi tegelikult Hugo Toom, kes on teinud väga head hooaega. Rosenthal, kes tegelikult vaikselt hakkab nagu jalgu saama. Ja selles mõttes jah, et sul on see Jelks ka veel, eks ole. Et noh, selles mõttes sul ongi tegelikult noh, ikkagi seda materjali natuke on samamoodi, et nagu noh, Tartul on lihtsalt tundub praeguselt natuke rohkem. Jaa, et täitsa nõus. Et jah, raske ennustada, aga kui ma pean ennustama, siis ma ikkagi lähen mõistusega ja pigem ma kardan, et 1-1 ja. Või kardan, arvan, et 1-1. No, siin... See kolmas mäng jällegi on Eesti korvpallil kasulik tegelikult, selles mõttes kasulik. Eks ta ikka ole, jah, aga no ja siin muidugi VF ja Valmer. Ma arvan, see lõpeb 2-0. Jaa, ma tahtsin sama tõsta. See lõpeb 2-0, et VF läheb. Ja selles mõttes edasi. Ja kui räägime natukene siis veel ka, lähme Estikates ka kiiresti üle käia, siis esimesed mängud on välja hõigatud, ehk siis Viimsi Pärnu seeria algab 10. aprill, üks veerandfinaalseeria, TalTech Keila veerandfinaalseeria hakkab 11. aprill ja mina ei ole, kui keegi on näinud, võib vabalt jagada, aga mina ei ole praegu näinud kuskil, kus oleks kirjas Kalevi ja Keila Kuulbeti seeria, aga ma arvan, et see sõltub ka ei, no see muidugi. Sellest muidugi, no kuule, ega siin see 10. ja sest Tartul ei ole vaata vahet, nemad on nagu nii ei, see muidugi sõltub kõik sellest, et mis siin saab, sest et järgmine nädal, järgmine reede hakkab juba pihta, siis või laupäev oli vist 10. sõitsida. No siis järgmine reede hakkab juba pihta, et järgmise reedega ei pruugi see ju läbi saada või jah, et seda Kalevi mängu ilmselgelt ei ole veel kirja pandud. Ma arvan, et peale, kui läheb nii, nagu mina arvan, siis või noh, eeldan, et 2-0, siis peale homset võid vaadata, siis on välja pandud. Ja siis jah, et Eesti-Läti liiga siis pronksimäng on 7. aprill. Ütlen ausalt, ma ise tunnen, et natuke on mööda pandud selle asjaga. Pigem võiks olla nädalavahetusel, pigem võiks olla reede, pigem võiks olla laupäev. Aga kas pronksimäng on ka, ikka üks mäng on ju? Pronksimäng on nüüd, kui ütleme, kõrgema asetuse kodus. Ehk siis näiteks, kui nüüd Graamo läheb Valmeraga, siis on Valmera kodus on pronks. Sest Valmera oli 3. asetus ja Kalev oli 4. Ja noh, finaal siis, kui nii-öelda meie praeguse loogika järgi peaks olema Tartu VEF, siis on finaal on Tartus 8. kolmapäeval. Isiklikult ajalises mõttes, ma arvan, nädalavahetus oleks vähe võib-olla parem. Ei muidugi, kes siin inimesed ju tahavad ju äkki reisida ka, kui oletame, et Graamo mängib pronksi, jah, et siis sinna Valmerasse sõita. Nädala sees. Pigem võiks olla nädalavahetus olla, et siin reede laupäev, et poolfinaalid mõlemad pandi ju tegelikult reede peale. Et iseenesest ju need kolmandad mängud just. Et sama hästi ju tegelikult oleks pronksimäng ja ka kullamäng võinud ju, miks mitte teha 5. pühapäeval. Jah, aga kes seda teab? Eks ta oleneb jälle saalidest. Ja ma tahtsin just öelda, et ja õnneks meie neid otsuseid tegema ei pea, et ega see ei ole nii lihtne ka nagu siin mõelda. Tavalisele fännile ma arvan, oleks kindlasti toredam, kui see asi oleks niimoodi tehtud. Aga jääme põnevusega ootama homme siis õhtul kell 7. Kalev Cramo versus Tartu Ülikool Max ja Moritz Noorspordi joones, kellel on piletid olemas, palju õnne, et te saite need ja saate minna seda toredat mängu vaatama. Okei, aga lähme siis sai Eesti-Läti liigast räägitud küll ja veel Eesti klubides ka. Lähme siis Euroliiga juurde. Ja alustaks siis sellest, eks meil on praegusel hetkel viimane kord, kui me salvestasime, vahepeal on toimunud 3 vooru, pluss veel mingid lisamängud siin vahepeal. Pariisil oli näiteks eelmine nädal üldse vaba.
jaa, see on aju. Pariisil oligi mängud olid nagu ette mängitud, et neil ongi tegelikult, neil on ikka sama palju mänge. Ei, olümpiaakosel ka ju. Jah, aga eks seal nende ära jäänud Hapolli ja Olümpiakos ja kõikide nende mängudega, et eks seal selles see asi on. Aga tänasel päeval siis on 5 meeskonda, kellel on 3 või rohkem võitu. Ehk siis on Žalgiris 3 järjestikust võitu, on Barça 3 järjestikust võitu, on Maccabi 3 järjestikust võitu, siis on Panathinaikos, kellel on 4 võitu ja Euroliiga kõige 6 meeskond. Minu lemmiktreener Juan Benaroya Partizan on võtnud 5 võitu järjest. Täiesti ulmeline, viimati siis ammustati ära lisaajal. Valencia vist oli. Valencia jah, kas see on 2 lisaajal? 2. Kahel, 110, 104. Jah, et fair play Partizan nagu selles mõttes nagu... Jah, selles suhtes, et ei no eks see play-in on selles mõttes läinud. See on 5 võidu kaugusel, vaata. Aga et selles mõttes nagu see, et nüüd hoog on ülesse saadud, et siin on tabelis ikkagi 14-ks tõustud. No eks see Benna Roya tahab järgmine hooaja algul ise hakata neid asju seal ajama ja tegema, et ta ju tuli ju isegi rohkem kui poole hooaja pealt. Kui Željko ära läks, siis tuli, et see on fair play, et viimased 10 mängu on 6 võitu, 4 kaotust ja siis on 5 võitu järjest võetud. No tead, olen siin paari mängu, mitte paari, päris palju siin mänge vaadanud siin Euroliigas ja üks kõige koledamaid mängi sel hooajal, mida minu silmad on näinud, Barcelona Valencia, see hiljutine mäng siis minu meelest oli. Okei, mis seal tuleb mina? Ei oska suga kaasa rääkida. No mis seal, ega seal midagi muud ei olegi kaasa rääkida, kui 62-66. Ja, no seis ütleb juba kõik, on ju, et nii palju mööda viskeid ja kuidagi sükest robustset või ma ei tea, kas robustset on just õige sõna, aga süke, no selles mõttes jah kole, et seal nagu ei leitud loogilisi lahendusi ja ma ei ütleks, et see kaitse nüüd mõlemalt poolt nii kõva oli, pigem oli just see, et omasi ära ei pandud, et ma seda statistikat praegu ma ei... Oma 300 olid mõlemal siin 28 ja 25%. Jah, aga 22 oli isegi Valencial. Et see oli tõesti... Ja vabastad ka, et Valencia 47 ja Barça 58. Just, et see oli tõesti üks kole mäng, et aga... Mida olen vaadanud kahtlemata on ikkagi meie kõigil eestlaste lemmik Žalgiris, et sa paned kotti Real Madridi ja vot see oli alles mäng ja tead mis, ega saad ikka karva, ikka on õiglane tead, kui Real seal sai kuidagi, ütleme, kohtunika abiga selle esimese kätte, siis ega Žalgiris sai selle teise ka, et see Francisco vastu see viga. No see oli... Ta oli huvitav olukord. Ta oli ikka väga huvitav, aga samas, mida jälle kohtunikud ära ei näinud ja kus tuli Laisi kolmene oli see, kui Kalev Kruus oli jumala kettas, et Lull oli juba ühe jalaga pooleli siin pealtvaataja tribüüni juures, et astus nii kõvasti üle otsajoone, et täitsa lõppna. No ja selles mõttes jah, et Žalgiris, kui me räägimegi 3 võitu järjest, need võidud on siis olnud väga kõvad vastased. Oligi Real, eks ole. Ja, siis oli viimane oli Fenerbahce. Viimane oli Fenerbahce ja kes siin vahepeal, kes see vahepeal siin oli Bayern. Siis Bayern, jah. Selles mõttes väga kõvad võidud 2 tükki. Mina arvan üks eriti kõva valuuta on see, et Feneriga hooaja seeria 2-0. Žalgirise kasuks. Ehk siis kui on üks meeskond, keda Fener ei taha play-offis näha, siis on see Žalgiris, sest ilmselgelt ka ju Žalgirise tänane peatreener Toomas Mašulis tuli Saarase käe alt, eks ole, tema Saarase abitreener on ju, et ikkagi teab oma sõpra kõige paremini selles mõttes, et näha on, et praegusel hetkel ikkagi Žalgirisel on see nagu nii-öelda, öeldakse, et have their number on ju, selles mõttes Žalgirisel on mingi edu selle Feneri ees, et selles mõttes neil on, et ilmselt Fener jah, neid väga play-offis nagu näha ei taha, on ju.
kui me räägime nendest 3 võidu võistkondadest veel, siis Barcelona siis tabelis praegu 8. Üks 3 meeskonnast, kellel on siis 20 võitu ja 14 kaotust. Žalgiris ja Panathinaikos on siis teised 2. 4 on neid. Hapoel on ka. No Hapoel on 20 ja 13. Ja, üks mäng vähem. Teil on üks mäng vähem. 20 võidu, jah, 20 mängu võidu. On ikkagi. Et Barça ka, ega see Svesta mäng vaatasin, läks lisaajale, ega too ka ilus mäng ei olnud selles mõttes, et tundub, et siin Pascual, pigem kolleda mänguga ilus võit, pigem kolleda mänguga võit kui ilusa mänguga kaotus. Ei, muidugi, et ainult ikkagi korvpallis ikkagi loevad võidud. Eriti siin Euroliiga tabelis. Ja. Et selles mõttes see on, et see jah, et viimane võit oli siis eriti magus, et tabeli rivaal Svesta siis, et võeti ära siis ja samal ajal siis, kui me räägime sellest praegu nii play-inist 7-10, siis mängisid ju ka Panathinaikos Monaco oma vahel. Ja just. Siis Panathinaikos esimese poolaega purjetas edu sisse. No domineeris ikka. Domineeris jah, ja siis proovis siis Monaco nagu kuidagi kogu aeg nagu natukene tundus, et äkki natuke nüüd tuleb elu sisse. Kolmas veerand tegelikult oli seal elu ka, et natukene nagu tõmbasid alati ennast järgi, aga jõudsid sinna mingi piirini ära, siis jälle kukkusid nagu tagasi ja siis ühesõnaga siuke joo oli seal. Ja lõpuks siis ikkagi kaotasid selle mängu. Aga Monaco on ikkagi suhteliselt ikka jube ka, et neil ikka nagu, neil ei ole nagu mängiti. Ja tegelikult tahtsin korra, kui Žalgirise peale jutt läks, siis et siin meie ühise sõbra Martiniga hakkasime just arutama. Et ilmselt järgmine hooaeg suure tõenäosusega Franciscot ja Frait ei ole. Mõeldes nagu juba järgmise hooaja peale ette, kuigi siin on veel Fraidi kohta on palju reportaaže tulnud. Barça oli talle pakkumised ja kus siit neid pakkumisi veel tuleks. Ma ütleks, et Fener peaks olema üks tiim, kes Fraiti võiks nagu noodi. Ja hakkasimegi siis arutama, et kus siis mehed võiksid nagu maanduda. Hetkel mina ütleks, et Francisco, ma eeldan, arvan, et Francisco sobiks ideaalselt hetkel Real Madridi. See oli esimene tiim, mis mul pähe tuli, sest mul on kuidagi Real Madrid võrdlub ka nagu prantslased, et kui me mõtleme, et Jabusele, Mäledoon on nüüd. Jah, seal oli see Gaucheur, aga ma mõtlesin rohkem selle peale, et ka Realil ei ole sukest, neil on Sonja, kes on hull snaiper, aga just nagu tagameestest palliga, kes otsustaval hetkel võtab ette ja teeb. Sest et Campazzo nagu ta mureb läbi, aga ta ei ole nagu 300, aga ei ole hull viskaja. Ta viskab, aga ma ütleks niimoodi, et ta ei ole siuke tappev vise või siuke. Ma usaldaks võib-olla mõnda teist venda rohkem ja tal on ka see, et kui me ütleme, et tegelikult Francisco on lühike mees, siis see Campazzo on kahjuks nagu veel. Vaata, Francisco on lühike mees küll, aga vaata, kus see vend koppa paneb. Ja tal on nagu seda plahvatuslikku kiirust ongi see sama, et ta jõuabki neid koppasid panema ja ta jõuab ja ongi see, et tal on see kiirus niimoodi, et ta suudab nagu tekitada seda ruumi. Campazzol ongi natukene nagu, ilmselgelt Campazzo rohkem siuke jalad maas mängida ja siuke, et selles mõttes ma olen suga täiesti nõus, ja Mäledon on ka, et kuigi Mäledonil vise on okei, siis Reali poolt mina see hooaeg olen rohkem ongi, mis ma olen tähelepanenud, on see, et tema, ta ikkagi nagu elab seal vabaviskejoonel see hooaeg. Ta ongi läbimurdja ikkagi. Ta saab ikkagi väga palju vabaviskeid ja rohkem nagu sinna. Et selles mõttes ma olen suga nõus. Ja Reali ta sobiks hästi. Ja Feliz ka ju ikkagi, ta on tubli sammu edasi teinud. Ta on nagu kaitse, ma arvan, ta jääks Reali alles isegi kui Francisco tuleb. Sellepärast, et täpselt see kaitse osa. Et tegelikult ta kaitses on tänasel päeval ikkagi, ma ei tahaks öelda täitsa asendamatu vend, ta on väga oluline lüli Realile, et kui on vaja nagu kaitses nii-öelda vunki juurde tegelata, et siis tood selle mehe sisse. Ja muidugi, kui sa ütlesid, et see Fraidi teema ka, et ma tean jah, et kuigi meil alles kulminatsioon on ees kõik sellel hooajal, aga ikkagi hakkad igasuguseid asju mõtlema. Need jutud juba ju käivad. Aga seda olen ma ka näinud, et kuskilt, et ikkagi Barcelona oma korvialuse täielikult tahab välja vahetada. Me rääkisime seda juba eelmine hooaeg, see asi tuleks nagu jah. Aga samas ega see Vait võiks väga hästi sobida ka Reali, mina ütleks. Sest et Tavares on juba 35, kui ma ei eksi, vana. Tavaresel on näha, et ta on sammu tagasi teinud. Ta võiks nagu pingi pealt
pigem kiirelt tulla. vigu ja jääb vahepeal katetesse hiljaks. Tal on säravaid hetki, üldse ei vaidle vastu. Ja teine asi, millest mina ikkagi jätkuvalt aru ei saa, milleks see Alex Len nagu... Okei, no see koduliiga ilmselt võib olla. No Hispaania jah, et olekski seda rotatsiooni. Tegelikult Euroliigas jah, ikkagi Garuba on põhiliselt see teine tsenter ja tegelikult on mänginud väga hästi ka. Et siin viimane mäng samamoodi, et tegelikult tegi väga, väga nagu tublisti. Ja muidugi veel ägedamad küsimused, mis siis lõpuks saab Monaco tiimist ja kuhu maandub Mike James. Mina arvan, et tema ei jää Monaco see osariik või vabariik, ühesõnaga Monaco, mis iganes ta organisatsioon on, pidid süstima vist Monaco klubi mingi 15 miljoniga, et saaks kõik mingid palgad ja asjad makstud, aga eks no näha ole. Eks jah, et huvitav küsimus on see, ma olen suga nõus, et mis Monacos saab. James oleneb nüüd, mida ta teha tahab, kas ta tahab ikka oma punkte skoorida rohkem või ta tahab peas, et ta panasse ei läheks. Jah, ma tahtsin just öelda, või ta tahab lõpuks tiitlit võita. Üks väga lihtne vahetus, mida ma näen, kuigi Shorts tegi viimane mäng Monaco vastu, tegi väga kõva mängu. No ma arvan, et selle hooaja Euroliiga enda parimaid mänge, ta alustas ikka väga metsikult. Siis üks väga võimalik lihtne lahendus olekski see, et Shorts välja, James sisse. No seda arvasin mina ka muidugi. See on üks variant. Ma ei näe, mu enda mõistus ütleb seda, et ma ei näe, et ta läheks Olümpiakosesse, sest kuna Olümpiakosel on nagu süsteem ja see talle lastaks nagu niimoodi, no tegelikult ei saa nagu öelda, sest Dorsi ikkagi nagu seal võtab üks nagu toimetab. No Fournier ka on ju. Ja Fournier ja ega Sassa ka siin vahepeal 9 koputab. Ei no sellest, et võib-olla too tundub kuidagi too much ja Realida nagu ka ei sobi, ma ei tea, Barssa särk on ka veider. Salgirissana. Jah, ei no tegelikult sellest ütles, et siin ka Päks pakkus, et panasse on ju, aga no siis ütles ka hästi, et no siis on küll 3 palli vaja juba, nagu päriselt, seal on nagu, ei, sellest mina ütlen ära, et panasse ta ei sobi, kui seal just, ma ei tea, ma ei tea, kui Ataman oma treeneri filosoofist või on siis lihtsalt see tõesti, et läheb seal Slowkas minema ja koos Shortsiga ja keegi veel, et noh, sul on, ma ka ei usu, aga no kujuta ette, sul oleks siis Nunn, Grant, James, Seidi Osman, oota, keegi oli veel. Hayes Davis on ka veel. 5 meest, kes tahavad nagu palli. Ja korvel on Lesort, kes tahab palli. Et sul on, jah. Siis oleks veel hullem kui see hooaeg. Isegi kui sa Shortsi ära annad ja kui sa Shortsi ära ei anna, siis sul on veel hullem. Et ma ei usu, et ta sinna panasse läheb, aga no. Eks näis Euroliiga alati üllatusi täis, et selles mõttes, eks näha ole neid huvitavaid küsimusi on veel, on ju. Et siin üleüldiselt, et mis siin üleüldiselt väga paljudest nagu meestest, et kuhu nad liiguvad, mis teevad, on ju. Ja mis sellest meeskondade virvarist siin üldse saab, et... Jah, sest et üks uudis ju, mis veel oli, mis siis oli Delfis, oli, et NBA Europe ja NBA ja siis Euroliiga hakkavad läbirääkimisi pidama, et koos edasi minna. Et noh, seal, noh, selles mõttes mina nagu, ma tervitan neid läbirääkimisi selles mõttes, et pigem olgu see, on ju. Aga mis on see, et ma ei taha, et Euroliiga nagu oma põhiväärtuste poole pealt nagu muutuks. Ma sooviks ideaalses maailmas, et nagu see, mis meil, noh, ma ei tahaks nagu on näiteks NBA-s, et on 2 eraldi mingi konverents ja kus see, millest me räägime, vaata. Mõttetu. Pigem... Las igaüks jääb selle koha pealt oma liistuse juurde. Jah, täpselt, et see põhi see, et meil on praegu 20 tiimi tegelikult. Ma arvan, see 20 tiimi on praegu ka maksimum, mis võiks olla. Muidugi. Ma kardan, et natukene läheb rohkem, siis läheb paljuks. Ei, ma ütleks isegi, et juba praegu on palju. Sest et no kui sa võtad fännina neid mänge, jah, ei tii, siin alles hiljuti oli ju 9 mängu ühel päeval ja 1 mäng vist. Teisipäeval ja siis, sest noh, need 9 mängu panekti teisipäevale puhtalt ju sellepärast, et topeltvoor on. No ma saan aru, jah, aga... Mingid tiimid lendavad vähem ja mingid lendavad rohkem. Ja, aga nagu sa kaotad nagu selle võlu ära, et sa nagu, no selge on see, et sa ei jõua nagunii kõiki mänge jälgida, aga kui sul on 9 mängu ja nendest enamus hakkab, ütleme, suht sama kellaajal ka, on ju. Et siis on nagu see, et no sa ei viitsigi, no. Et see kaotab selle mingi võlu kaotab ära, et noh. Jah, õnneks ei ole nagu kogu aeg, et no, seda küll. Selles mõttes see on nagu hea asi, aga selles mõttes jah, ma olen nagu, et noh. Ei, vahepeal ikka tuleb ette. Mõnest mängust on lihtsalt kahju, et sa ei saagi vaadata seda sellepärast nagu
mingi teine mäng on põnevam. Selles mõttes jah, aga jah, et korra mainisime ka siis jah, nagu ütlesin, Panathinaikos 4 võitu järjest võtnud Lesorti tagasitulekuga noh, ikkagi täiesti teine meeskond. Täiesti, minu see Nann on ka täiesti nagu ümber sündinud. Täielikult. Ma ei tea, mis asja see Lesort neid see süstis. Ma ei tea, seal pingi peal on ka ta, kui ta oli katki, siis ta oli ka ikkagi ega oli kaasas, aga noh, see ei ole see vaata. Ei, aga ma mõtlen nüüd seda, et siis ta ka kuidagi seal ikkagi, no ikka oli haipis ja möllas ringi, et ei täpselt, aga see ei ole see vaata. Ei, muidugi, aga lihtsalt ma räägin, tahangi seda sinna jõuda, et kohe nägin ära, et see mees nagu on sellele panale ülivajalik ka niisama, et ütleme riietusruumis siis ja noh, see, mida tema poeg ka korraldab, no see on ka tsirkus. No see on nagu William Scossi poeg teeb ka pulli. Ja, et just see käib asja juurde, et Euroliga ka oskab, noh, et see on pull. Mõned lahkujad ka siis Pana siis andis või siis Pana läksid lahku Rishon Holmesiga. Täpselt ei olegi aru saanud, mis seal oli, sest ta tegelikult mängis ju tublisti, oli olemas, ma ise eeldaks, et seal oli ilmselt siis mingi konflikt oli. Kuidagi väga lambist tuli uudis välja, et Holmes kustutas Instagramis kõik oma Pana postitused ära ja kõik värki. Ja siis oli ära ja Fenerist siis lahkus Scotti Wilbekin. Ja, just eile. Peale seda jalavigastust siis ei olegi tagasi õndisele tasemele suutnud tulla. Tal on praegu siis 6 vigastused. No lihtsalt praegu loodame, et mehele, et siis saab ennast terveks ravitud ja uuel hooajal siis kuskil uues meeskonnas taas kord jälle kanna kinnitatud. Jaa, ei täitsa nõustun, et tõesti kahju on sellest, et ta ikkagi oli äge tegelane. Huvitav statistikat veel, mis tarvitus mulle enne saate algust, et Fener on viimasest 5 Euroliga mängus kaotanud 4. No ei taha seda esimest kohta keegi vist väga siin. Ei tea jah, et olümpiaakus jah, et noh, samas kui sa mõtledki, et kui sa pead minema, noh samas ega väga vahet ei ole. Aga kui sa mõtled, et kui sa pead minema kokku kas Pana, Barça, Svesta või Monacoga, noh siis on siuke, et mõtlengi, et pigem praegu mõtled, et nagu kui sa oled nagu 4.-5 koht Valencia ja Hapoel, siis nagu tahaks sinna jääda. Ei, seda küll, aga ma tegelikult üldse praegu nii ei mööda, ma mõtlesin just seda, et ma ei tea, mis see statistika on, kus see esimese põhihooaja võitja. See oli mingi viimased 7 hooaega. Jah, pole tiitlit lõpuks võitnud, et ma mõtlesin rohkem selle teema. Kõik on ebauslikuks läinud, jah. Ei tea, jah. Tegelikult on lihtsalt see, et eks neid mänge on lihtsalt nii palju ja olgem ausad, hooaja lõpp, eks tekivad igasugused väsimused ja vigastused ja eks see. Et ja siis mainitud oli üks tiim veel, oli siis Maccabi, kes on võitnud 3 mängu järjest. Nad on viimasest 10 mängust võitnud 8. Ja nad on siis praegu 11. Neil on 1 mäng vähem peetud. Kui nad selle võidavad, siis nad on ainult 1 võidu kaugusel Monacost ja Svestast. Ehk siis siin see põhjooaeg läheb põnevaks. See eelmine mäng oli Dubai, Maccabi, see oli... Otsustas tegelikult Dubai, mina ütleks otsustas Dubai saatus, et nemad ei jõua play-in'ina. Tassin just öelda, et... 2 võitu on vahet ja ju 4 voor on tegelikult ainult mingid. Siin okei, mingid mängud on veel järgi, aga Dubail on ainult 4 mängu nagu jäänud, et neil ei ole rohkem. Maccabil on 5. Ja Dubai jah, et tegelikult kogu asi oli käes, kogu asi oli käes ja siis lasti seal lõpuga siis... See läks ju lisaajale veel ja ma vaatasin ka seda mängu. Ma nägin seda viimaseid neid asju, nad kaotasid seal palli. Ja. Siis Sorkin pani floateri mööda ja siis pani... Ja siis Brissett pani nii lollisti minust Wright söötiski selle palli ära, kuigi nad juhtisid. Ja ma ei tea, palju seal lõpuni oli, aga hoia pall, las tulevad, teevad vead. Jah, täpselt. Et nii lollisti seda mängu kaotada. Lisaajaga siis jah, anti see asi, et ma vaatasin lisaaega, tolle mängul nägingi mingid viimast 2 minutit ja lisaaega. Nüüd tuli ette jah, mulle silme ette, kui sa rääkisid, ma vaatasin seda, ma võtsin peaga või käega peast kinni, mõtlesin, et no joh, ei tea, kuidas see nii tähtis mängi, sa lihtsalt laguned ära. Ja üks huvitavam mänge mida ma vaatasin, kas ta oli reede või oli neljapäev, ma mäleta kumb päev ta isegi oli. Oli siis reede vist oli Hapoel või Baskonia Hapoel, siis Baskonia võidus. Baskonia võitis tolle mängu 118-109. Jah, esiteks täiesti ulme skoor, eks ole. Ja seda 4 veerandiga, nii et mitte siis... Mitte 4 lisaajaga, nagu 1 aasta oli... Ja aitäh, et sa ikkagi mulle seda soola siia haava peale raputad, sest et kui Fantasy juurde korra minna, siis te võite muidugi arvata, kelle ma treenerit võtsin, loomulikult Hapoeli treeneri. Vennad vahepeal juhtisid siin 10+ punktidega. Poolaja või esimene veerand oli ju tegelikult nagu väga toimis on ju.
lihtsalt vaatad ka teine veerand, 39-33. Nagu see on tavaline mingi poolaja skoor. See siis oli, see poolajaks siis oli, see seis oli 64-67. See oli Euroliiga 2 tiimi poolaja rekord, 131 punkti 2 peale. See oli poolaja rekord. Mina siis, noh, kui me räägime Fantasy'st ka, siis noh, minul oli siis kapteniks härra Elijah Bryant, eks ole. Ja noh, vaatan esimest veerandit, mina Bryantil on 19 punkti, kahesed mingi 6 või 7-7. Ei, kahesed olid 7-7. Ja vabakad mingi 6-5 on ju, ta tegi mingi 3 või 4, 2+1. Pirr oli mingi 20+ ja ma olin nagu normaalne, siit on mingi sotine pauk. Nagu mul, nagu me oleme kohe 2 hooaega mänginud või 3 hooaega mänginud, mitte keegi meist 3-st siis meie sõpruskonnast ei ole 2 sotti täis saanud, ma olin nagu mul oli ka täna on minu päev, mul oli ka juba ja siit tuleb ja ei ja ikka vajus ära, noh ikka vajus ära, et selles mõttes mul oli sama, ma olin veel Päksi juures ja siis oligi, ütlesin, et nojah, see 2 sotti nüüd saab Eirt kätte ära, aga anna andeks, aga tead kui rõõmus ma olin, kui ei tulnud või mul see hooaeg, mul läheb igas teises Fantasy mängus see aasta hästi peale Euroliiga oma. Selles oma liistude juurde. Jalkas seal selles Inglismaa, selles ka või? Ja seal läheb ka ikka, selle on, mis ma olen mänginud 6 või 7 hooaega, see on mu parim hooaeg. Okei, no siis on hästi. Vähemalt läheb sul kuskilgi hästi, noh. No jah. Ma ei saa kuidagi seda Päksima kätte ei saa praegu, no ma ei tea, no Saasa ka mingi hakkab jälle puljutama, tead siin. Oli peakas ka mängivad. Ja ma panin veel kapteniks ka, ma mõtlesin, ma olen smart, vaata, et keskmised saab, mis tal oli 25, et 50 punni käes. Ei tarvi, ei saa. Sest chatis vaata küsiti. Küsis vaata, siis ma olingi, et noh, peaks keskmise saama, aga siis ma olin tööl vaata, siis ma ei saanud vaadata, aga siis ma vaatasingi hiljem ära vaata, et kirjutasin ka, aga et noh, et kui kapteniks paned, et siis topeltpunkte ei saa. Ma kirjutasin kohe vastu, Vilja ütlesid. Et jah, aga jah, et oli ulme mäng, seal oli Retsilt vabakaid, 24 vabakat, siis no kokku 50 vabakat 2 peale põhimõtteliselt ja ikkagi väga hea protsendiga ka pandi, et 76 Hapoel ja 83,3 siis pani see ja kolmestega samamoodi, et tegelikult 44 prossa ja Hapoel 50 nagu 52 prossa, no kahesid samamoodi, kahesid muidugi Baskonia 43 ja Hapoel 77%. Kusjuures teine viga veel, mis ma tegin, mis mul nüüd meelde tuli, mul oli või on see Forest Baskoniast. Ma jätsin tolle mingi 7. meheks. Ma naersin teda ka, ma olin nagu, ma ei saa aru, miks sa ei pannud teda, ma ei saanud aru, miks sa ei pannud teda mängu. Ma ei tea. 2 viimast vooru Retsilt hästi mängida. Okei, minu üks taktika on see, et ma vaatan, kuidas eelmised mängud ka omavahel on läinud ja seal tal oli pirr päris väike, et ma ei hakanud. Ja noh, kuule, ja Baskonia, kuule, ärme nüüd seda unusta, et Baskonia oli enne seda mängu järjest kaotanud 8 vooru Euroliigas, nii et siit ka see põhjus. Siit ka Ituudi see valik ka. Ja ei muidugi, et aga no millega see Hapoel selle mängu kaotus oli palli kaotus. Muidugi. 16-8 ja noh, siis muu sõber Bryant tegi neist 7. Et tegi peaaegu sama palju palli kaotusi. Aga kas tal mingi aeg palju ta mängida, ma vaatan, palju ta mängida üldse sai? 31 minutit. Isegi palju. Tal oli mingi, noh ta siin mingi hetk see 4. pea ka, et siis ja seda ma vaatasin, et ta mingi hetk ei olnud sees. Ja ta tegi siin mingid ründevead ja mingid asjad ka, et oligi, et noh ja mis oli vahepeal, noh kuigi ta mängis 12,5 minutit, siis mis oli vahepeal Hapoeli viga oli see jälle, et no pall üldse ei liikunud, kui pall oli Misic'i käes. Et nagu noh see asi. No tema on kuidagi. Kui ma mõtlen Baskoniaga, siis noh Baskonial ikka see asi noh ikkagi toimis nagu ilusti. Ei no Baskonia on see Diakite ka äge mees, noh tood Fantasy'st just enne seda tõin, eelmine mäng. Too eelmist mängu ma nägin ka, oota kelle vastu ta mängis, et ma kohe ütlen, et ta oli ka haige mäng, sest no seal see, ta oli Svesta vastu, ta oli too mäng, kus mul Moneke tassis ära vaata. Mul oli siis Moneke kapten, ta oli ka Forest pani 36 pirr vaata. Aga seal siis ju Diakite ta mängis ainult 11,5 minutit. Sai 5 viga täis. Saad aru, ta oli jumala kett. Ma vaatasin, ta läheb mingi Howardile või seda Kerski kallale. Ma ei mäleta, kes see kõrvaldada seal rahustas. Kuruts oli, kõige vanem Kuruts. Et see oli ikka, ma ei ole ammu Euroliigas siis kedagi nii kettas näinud. Ja see oli, ma vaatasin ka, et nagu mis sa teed. Oma meeste peale ka. Ja oli vist, noh,
jah, et eks seal paar päris pehmet viga, 2 viga vist oli, mis mulle jäi silma, mis tegelikult oli nagu veits pehmet vigistatud. Ta sai vist tehnilise ka ikkagi lõpuks, et ei, pink sai ju, nagu muidu oleks juba varem pink. Okei. Aga korra ütlen veel selle ka ära, et üks äge asi, mida ma nüüd vaatasin, äge mäng, Real FS läks 12-0 ette. 12-0 läksid ette, siis ma veel naersin, et ei tea, kas see on nagu Eesti võrkpallis siin viimane game 15-0, et üks mees saab 15 korda järjest lihtsalt servida, et aga jah, et see oli nii naljakas, et aga lõpuks ikka kaotsid, et teine veeradaeg tegi Real omad korrektuurid ja 31-12, et oli sellega asi tegelikult, no mitte tehtud, aga ikkagi kindlamalt nagu enda kättesse võetis mäng. Miks Real FS, miks on teid põnev vaadata minule? Kuna minule ikkagi meeldib see Pablo Lasso, aga tema on endine Reali treener ja Borrier ja Tavares, et mitu hooaega koos mänginud ja nüüd siis vastastiimides ja keegi minu meelest oli veel, kui ma ei eksi, aga mul ei tule praegu ette, et keegi olid siin veel. Ei tule jah praegu, et ühesõnaga, et siuksed Koordinieri seostati näiteks ju tegelikult mitmeid kuid Realiga. See oli vist eelmine hooaeg juba, jah, aga lõpuks ta sinna, eks ole, ei läinud. Ja jah, üleüldiselt jah, et siin jah, et ma mõtlengi, kas on veel mingid mänge, mida nagu Fener Salgris oli ka ikka äge andmine. Oli äge andmine. Seal selles mõttes nagu veits maandusime ka. Mulle tundub, et selles mõttes on suures pildis tundub, et on Fener leidnud endale korvi alla mingi lahenduse, et see Chris Silva tundub päris adekvaatne vend olevat. Birchill ikka ei tulnud eile nagu üldse välja. Mitte eile, vaid siis eelmine, eelmine voor. Tead, ütlen selle ka veel ära, et ega neil on ju korvi alt tegelikult, kes võtab kõvasti lauda ja paneb väga häid katteid. Melli on ikkagi puudu, vigastatud, et see ka. Jah, et kuigi ta ei ole nagu mingi hull tank aga ma räägin, et aga ta on selline mustatöö tegija, et lauavõtt. Kogenud mees, et ongi lauavõtt ja õiges kohad katte, et kui on 300 koht, tegelikult paneb ära ka. Ja viskib paneb ära ka. Selles mõttes jah, et eks ta tootavad, et ta aga terveks saaks. Selles mõttes ongi jah, et aga. Colson tegi tegelikult üle pika aja ühe nagu päris hea mängu. Okei mängu, selles suhtes, et ta jäi silma. Ja ta alustas tublisti, lõpus natuke vajus ära, aga jah, et näha on, et ikkagi selle Baldwini ja Hort on takkeri peale, see asi suuresti on üles ehitatud, aga jah, et natukene jääb väheks, et võib-olla, et eks neis, et aga Saaras ka nii hea treener ja siin tegelikult, et kui me võtame ka näiteks siin Bitim ja Birzen, et tegelikult need oma Türgi poisid, tegelikult on nagu tublisti toimetamas ka, et Birzen sai küll 5 viga täis, aga nende töö ongi kaitses ja vajadusel 300 ära panna ja või teha nagu mingid neid nagu musta tööd. Natuke, kes on minu jaoks olnud pettumus see hooaeg või natuke võib-olla isegi vähe öeldud, on Jantunen, et tema nagu sa ei ole kuidagi Pariisis ikkagi oli asi parem, et võib-olla see Saarase käekiri ka, et võib-olla ei sobi ikkagi. Siis Devon Hall on nüüd tagasi, esimene mäng vist oli tagasi tal 19 minutit, 4 punkti, see vend saab jalad alla ja minu arust see vend on nagu play-offi mees, et küll ta play-offi ajaks nagu korda saab. Aga siis tabeliseis ka korra, siis me need play-in kohad käisime üle, aga siis top 6 Fener esimene, Olympiakos teine, kolmas Real, Feneril siis 23 võitu, Olympiakos ja Realil 22 võitu, Valencia 4-21 võitu, Hapoel siis 20 võituga 5, aga neil on üks mäng vähem peetud ja Salgeris siis 6 20 võidu 14 kaotudega ja siis juba Pana, Barça, Svesta, Monaco ja ma arvan, et siis Maccabi on siis see viimane meeskond, kes siia sellesse play-in võistlusesse tuleb. Jaa, et täitsa nõustun, et muidugi tegelikult oli ju üks põnev mäng korra, vaatasin neid skoore oli ka veel ju, mitte ta ainult põnev, aga Itaalia siseasi, Milan Virtus, et Milan võttis, mul tuli nüüd meelde, see oli ka Tuskole otsustav mäng, et Tusko sai ka kinga, tassingi seda öelda, et Tusko sai ka kinga ja juba tehakse siin juba naljapilte, et järgmine koht, kuhu mees maandub, on vana hea Baskonia. Peale igat lahti laskmist, et järgmine klubi on tal Baskonia on, jah. Et oli siin alates
aastast 2000 vist oli niimoodi, kui oli lahti lastud, läks Baskooniasse, oli Barca peatreenerilt lasti lahti Baskooniasse, siin Svesta peatreener oli vahepeal, läks tagasi Baskooniasse. Et selles mõttes, jah. Et ei, no mäng ise jah, et kohe esimene veerandaeg juba Milan siin 13 ette läks ja ega siin ei saanudki, no Virtus teise 5-ga võitis, aga edasi juba läks ikkagi Milani auku, et see oli see põhjus, miks ma tõin endale sinna Josh Nebo ka, et ma arvasin, et too mäng seal siuke on. Aga tegelikult, keda ma tahaksin veel välja tuua, see ei ole küll Virtuse poole pealt, see on hoopis tagasi Prantsusmaa Las Vellis olev Thomas Hurtel, kes on, kelle ma nüüd teen Fantasy's ikkagi ära. Sa tõid nüüd, ma tahtsin eelmine voor tuua, ma tahtsin tuua niimoodi, et ma oleks toonud ma tõin Hollatsi ja Da Silva vaata. Ma tahtsin teha niimoodi, et ma toon siis Hurtelli, oleks toonud Hollatsi asemel ja siis ma oleks Da Silva asemel võtnud mingi odavama ääre. Aga ma arvasin, et kokkuvõttes nemad toovad rohkem punkte, aga Hurtel siis tegi 2 tuubli vist too. Kohe vaatan, jah, 10 söötu ja 13 punni vist oli. Aga Pirri punktid kenad 18, ja ma vaatasin, et ega tal eelmised mängud on ka siin ikkagi 15 pluss on Pirri punktid, et ta jah, et seal noortele meestele jagab söötu ja selles mõttes see teame ka, ta on ju tark mängumees, kogenud mängumees, loeb mängu hästi ja oskab, sööduoskus on ilmselt kõigil kohal, et selles mõttes ta nagu jagab seda vett. See sama Asvel, et tegelikult on ikkagi, kui me võrdleme eelmiste hooaegadega, siis tegelikult on nagu tubli meeskond, et see hooaeg ikkagi juba vist on 8 võitu vist on ju, et võrreldes eelmiste aastatega, siis see on ikkagi edasi. No muidugi, et kuna teine Saksa klubi Berliini Albalt enam ei ole, siis nemad paraku on siis tabeli viimased, aga nad ei ole. 8 võiduga olla tabeli viimased on väga okei. Ja meil on veel 4 juurde minna, aga ma tahtsin just seda öelda, et ei ole mingid peksupoisid, et kuigi kõik, minu meelest ongi, et kõik meeskonnad, et kõigil on, just Asveliga, mis on see hooaeg, et kui me võrdleme eelmise hooaeg, et kui eelmised 2 hooaeg oli Asvel ja Alba olid mõlemad need, nagu sa ütlesid, väga hästi peksupoisid on ju. Alba oli rohkem ja Asvel vähem. Selles suhtes, et nad ei kaotanud nagu mänge jõhkralt mingi 40. 2 hooaega tagasi ikkagi oli. No too veel oli, aga eelmine hooaeg Alba isegi veel nagu oli okei vaata ja Asvel samamoodi. Siis see hooaeg on nagu veel samm edasi just selles mõttes, et siin, mis see Makaabile kaotati 4-ga, Bayernile, Bayern on siuke võibolla, keda võiks isegi võita, aga miks ma tõin endale Pesitsi treeneriks oli see, et ma arvasin, et nad ei võida nagu nii on. Seal kaotasid vist äkki 10, ma läksin full kettasse ju. Kaotasid 10-ga, aga kui nad oleks kaotanud 11-ga, siis ma oleks saanud nagu 10 punni rohkem. Ja, see on see, jah. Kusjuures Real lasi lõpus neil 2 punni, või see Bayern lasi lõpus 2 punni, ma olen full kettasse. Ja, see Fantasy's on päris huvitav, et sa, kui kaotad alla, vist oli alla 6, tähendab, kui sinu treener kaotab alla 6 punktiga, siis saad -5. Aga kui nad võidavad üle Nad peavad üle 10 või 11-ga võitma vähemalt, siis saavad vist alles 20 punkti. Ja, et aga ma tean, ühesõnaga see, et kaotust eest võid saada -5, aga võidu eest +5 ei saa, et saad kohe 10 vaata. Et kui nad võidavad seal 4-ga, siis saad 4-ga võidavad, et siis saad 10, aga kui kaotaks näiteks... See on +15 vahe selles mõttes vaata, et -5 ja siis... Et see on päris huvitav nagu. Mul see esikümne lootus ikkagi elab seal liigas veel. Ma kohe vaatan. Mul oli see hooaeg esimene topeltvoor, kus meie siis 3 pundist vist tegin teile mõlemas voorus ära vist. Et ma arvan, see oli esimest korda see hooaeg. Ma ei usu, et ükski teine topeltvoor. Mul ei ole 2 topeltvoor järjest, aga mul ei ole nii hästi läinud, ma arvan. See hooaeg. Ma ei tea, mis Chakra valesti on. Ei tea, aga jah, sul siin on... Kuule, sul on ju 9. kohaga on vahe ainult 2 punkti. Et jah, 9. kohal olev mehel on siis 4448 punkti. Ai, sorry, ei ole. Sa oled 11, sorry. Ja 10. kohal olev inimesed, sest temal on 4446. Ja mul on tast mingi 100 punkti. 4323, et sul on ikka, jah. 120 punni vähem. Ja, sorry. Vaatasin arvestades seda, et ma alustasin topeltvoolu nagu mingi 14. või 15. kohalt, siis ma räägin. No seda küll, jah.
aga jah, et selles mõttes praegusel hetkel võitlen siin top 10 eest, et saaks. No ja ma ikkagi võitlen, et siin sõprade siseasi ikkagi jälle. Ja ma selle lootus olen juba maha, oleks mul see 2-sotine laks on, siis ma võib-olla oleks veel nagu lootnud, aga noh, et kui sa siit võtad ikkagi nagu, mis ma võtsin 30 ja sult võtsin vist 60 äkki. Et noh, sellega, kui meil 3 sotti vahe on, ega sellega ei jõua. Ei, sellega, no jah, sellest play-in ja play-off veel on ees, aga ikkagi 4 vooru olnud ja no vist on viimane, ma eeldan, tegelikult ei ole, ma ei usu. Ma arvan enne play-in'i viimane kord, kus saad kõik tiimi välja vahetada. Aga hetkel on ka, et sa saad terve tiimi välja vahetada. Ma mõtlengi, et praegu on ilmselt viimane kord, et siis see viimased 4 vooru sa saad ainult teha 4 vahetust jälle nagu sa mõjusid teha. Okei, aga käime kiirelt üle ka nüüd uue vooru mängud, mis hakkavad nagu ka siis liiga siis meie poolfinaalid hakkavad siis homsest. Esimene mäng või no tegelikult üks mäng siis mängitakse juba täna. Homme siis teie teate juba seisu ja värki, aga siis Pariis ja Virtus mängivad siis tagant järgi ühe mängu, mida siis siin ei mängitud. Et pigem näha raske. No samas mõlemal on uus peatreener, sellepärast, et Pariisil on ka uus peatreener. See mul läks täitsa meelest ära. Nii, seda ma ei teadagi. Seal oli mingi 28 aastane. Ja, õigus. See Tabellini läks ära ja abitreener siis noorukene, mul ei tule nimi meelde praegu, 28 aastane. Mõlemal meeskonnal uued peatreenerid, et eks näis, et see Virtusel on teada, et neil on see asi all, et minu arust sama prillidega mees nimi ei tule taaskord meelde. Aga minu arust tema ühe korra juhendas neid, kui siis Tusko oli tulemas just mäng enne seda ja nad võitsid selle mängu, et seal võiks võib-olla head eeldust olla. Ma arvan, et nad panevad lõpuni, hooaja lõpuni need abitreenerid, kes on saanud peatreeneriteks ja siis vaatame edasi. Ei, kindlasti, et meil on ju see kodused liigad ja asjad ka veel. Ja kui korra juba siit Pariisist juttu tegid, siis ju tuli meelde, turgatas pähe, et siin vahepeal ju Dion siis Hermeti koduklubi mängis Pariisiga ja kaotasid küll päris kindlalt, aga Hermetilt kas äkki, kui ma ei eksi, 17 punkti ja see oli äkki 11 minutiga või? Et ma ei tea, kas seal tekkis mingi vigastus või mingid asjad, ma ei tea seda. Ma ei tea, võib-olla oli lihtsalt taktikaliselt otsus. No siis on ikka väga loll otsus, mina ütlen ära. 11 minutiga 18 punkti, mees on kuum, ta pani neid viskeid, pani ka üli hästi. Väga pikalt oli ülevälja mees, et lõpuks vist ainult Ifi viskas sest minust rohkem. Ma ruttu vaatan. Teised ei viskanud. Ma tean seda, et igatahes, et jah, tal läks väga hea viskepäev oli siin, et Hermetil siis 11 minutiga 17 punni visked siis 3-2, vabakad 3-3, 2-6 vist või üldse visked kokku 6-6, et jah, ühesõnaga, kõik 100%. Ta pani ikka väga hea mängu kokku, et jällegi reitsilt hea meel. Ei, muidugi. Et Prantsusmaal jällegi, et hüpata Eesti-Läti liigast Prantsusmaa kõrgliigasse ja niimoodi nagu kanda kinnitada jällegi näitab seda sama, mida me saate alguses rääkisime, seda sama fakti. Mina ütlen kohe ära, minu selle hooaja kõige suurem üllatus oligi see sellest hooajast. Eesti-Läti liigast? Ei, no üldse terve, ma ei tea tõesti, siis peaks vist, ma ei tea, ütleme Euroliiga. Valencia või HPL on isegi rohkem, ma eeldan, aga Valencia või Salgiris, et seda lidakat nagu minu jaoks üle mängida. See ongi see ilu sellel korvpallivärgil, et eks näis jah. Aga siis Euroliiga uue vooru mängud, et esimene mäng siis Bayern Venerbahis. Nii-öelda käima lüüakse, väga pikalt ilmselt ei peatu, ma arvan siin see Fener ikkagi võtab selle võidu ära, et mul on natuke raske näha, et Bayern siit, kuigi ma ei ole nii kindel. See korvialune muidugi, ma tahtsin sinna jõuda just, et see McCormack tegelikult selle Pesic'i käe all on jube tulisti mängima hakanud, et kui Voigtmann näiteks ei saa väga mänguaega, et siis McCormack ja Gabriel tegelikult, et need võivad seal tegelikult ikka pahandust tekkida hakata küll, et kaitse mõttes ka, et võib-olla Horton Tuckerid ei ole nii lihtne nagu sinna läbi murda. Tal on ja ta ikkagi see Reitan Meis, kes iganes, et see on ka ikkagi viimased Bayerni mängud päris hästi pand, et ja ma räägin, et miks ma ju tõin Hollatsi tegelikult ka jube hästi mänginud.
et nagu võib-olla punkte nii palju ei pane, aga leiab söötu ja kaitses nagu kõva ja selles mõttes ta on hoo üles, et FS-is vahepeal mõtlesin ka, et noh, et kuidas siuke mees nagu Euroliigas on, siuke Feliisi tunne tuli veits siis nagu tänasel päeval tegelikult on nagu hästi. Nii et no ma lähen ka suhka sinna Fenerbahce paati, aga ma ei tea, see vormikõver ja kõik see muud jutud. Et noh, see Bursasporile kaotus ka on Tšuki kodu. See ka läks juba korra meelest. See tuli ka vahepeal siin lisaajal, et selles mõttes täiesti ei, ma võtan ikka Bayerni siis, huvi pärast lihtsalt. Siis järgmine väga huvitav või ma ütleks üks vooru kõige huvitavamaid mänge, tegelikult siin on päris mitmeid neid huvitavaid mänge, aga vooru üks kõige huvitavamaid mänge neljapäev kell 8 Žalgiris võõrustab Barcelonat. Meeskonnad siis samade võitude kaotuste peal. Žalgiris kodus, vaadates kui koledad on viimased Barca mängud olnud, siis ma olen suhteliselt, ma usun, et Žalgiris võidab selle mängu. Jaa, ma olen suhke selles, ma olen tegelikult Žalgirise poolt ja ma arvan, et nad võidavad, aga samas kui Barca siin hakkab, ma ei tea, võtab tempo A ja Barca peab, mis Barca on tänasel päeval vaja on, mis on viimased voorud ikka päris ulme olnud ka, et nagu Panteri täiesti väljas. Nagu täiesti, niimoodi, siuke tellise ladumine, et vend oleks nagu õpiks üldehitust. Okei. Ei tegelikult. Mingi 8-1. Ei no jah, et nagu ikkagi. Mina ütleks, et siuke tunne nagu mees alles õpiks peale viskama või kuidagi. No jah, et seal on vaja, et Pascualil on vaja leida nüüd, et mis teha, et seal on sest näha on ka, et ega Clyburn ei ole ka see Clyburn, kes ta oli, et tal ka need visked ikkagi niimoodi ei lähe, on ju. See Geelia teeb oma ära ja miks ma arvan, Žalgiris lõppude lõpuks võidab on, ma arvan, Wright ja ka Birutis, et Birutis pani nädalavahetusel, pani ikka korraliku kontserdi püsti, pani 2, olid vist 12-11 Leedu liigas. Et ma arvan, et seal need kaks meest lammutavad selle korvialuse ära ja võib-olla üks Euroliiga üllatus, kellest mul ei olnud väga palju ootusi tema jaoks, aga see Dustin Sliva, see on mängumees, see on rikkamehe Brady Manek. Rikkamehe, ega duubelis ka tegelikult viimane mäng. Duubeliselt ma nagu ootasingi rohkem, sest kui me vaatasime ka EM-i, ma vaatasin seda, siis üleüldiselt EM-il mängis hästi, see veerandfinaal Soome vastu oli vist Soome või 16. finaal Soome vastu. Ühesõnaga M-kumb mäng Soome vastu läks tal pekki, aga üleüldiselt ta tegelikult on tegelikult mängis tublisti ja ma nagu temasse ma uskusin, Riita sees ka ta tegi väga hea hooaja ja ma nagu temast ootasin nagu natuke rohkem ja ta on tegelikult, võib-olla on ka natuke, ma olen suga selles mõttes nõus, et ületan neid. Ei, muidugi, et korra nüüd tagasi hästi kiiresti minna, siis see asi ka, kuidas Žalgiris pani Feneri vastu just esimese poolel 3-seid. See oli ka midagi ulmelist. Jah, et see Francisco ja William Skossiga see sama Sliva pick and pop, et ta teeb seda nii hästi ja nii kiirelt, et ta nagu läheb sinna kattesse, aga ta nagu mõnes mõttes ta nagu ei panegi seda kattet sinna, ta jääb sinna korra seisma ja siis hüppab välja lihtsalt, nagu ta isegi vahepeal isegi ei puudutanud Baldwini või kes Dekolo, kes iganes kaitses vaata, ei puudutanudki teda, poppis välja teele kotti tagasi kodu jooksva. Jah, nii ta oli. Et selles mõttes jah. Ja siis siin põnevaid mänge tuleb järjest, et teine mäng siis Hapoel Panathinaikos. Ausalt arvan kusjuures, et Pana võidab selle mängu. Ma nagu, Hapoelil mul on siuke karvane tunne, et mis kui ma oleks Hatamaa, mis mina teeks, oleks see, et mina lükkaks kas Hayes Davise või Osmani lükkaks Bryanti peale. Ja kui sa tänasel päeval on näha Hapoeli poole pealt, et kui sa võtad Bryanti mängust välja, siis on kellad ka vaata. Et nagu Misits, tal võib-olla järgmine hooaeg eks näha ole, aga Jones tegelikult on küll korralik. Mina ütleks jälle, et tegelikult sa ei pea seda Hayes Daviski pane Grant ja ongi. Sats on nii tummine, et mul on meelest ära. Seal ei pea, sest et Hayes Davis on lihtsalt, need gabariidid on nii suured. Pigem lauas. Ja abikaitse. Seal Apollil, ma ei tea, tänasel päeval on näha ka, et see sama, et Baskonia näiteks tegi kattes talle vahepeal tabelt tiimi ja nagu viskas talle erinevaid kaitsevariatsioone, on ju. Ja selle ta tegi 7 palli kaotust, et tegi seal rendevigu ja asju ka. Ja ilmselt suure tõenäosusega, mitte päris tühjade tribüünidesse mängi ole, aga põhimõtteliselt. Ja ma arvan küll, see on siis Bulgaarias. Jah, mul läheb kogu aeg sassi, sest üks meeskond mängis Bulgaarias, üks mängis Serbias ja üks mängis ma ei teagi. Praegu. Ma ei. Vastus ei tule. Ühesõnaga 2 tean, 3 ei tule praegu meelde.
aga jah, et kas mõlemad äkki mängisid Serbias? Ma arvan, Pana jätkab oma seda seeriat ja võtab 5. mängu järjest ka. Et võib-olla ei no ma vaatan, et siin huvitavalt selle, kuna Dubai on ka väidetavalt koduväljakul, siis see on Setra Arena, no ma ei tea, tundub nagu mingi, ma ei tea, mis. Apoel on seal, jah, on Sofias, eks ole. Ja see on, Maccabi on ka siin Serbias, see peaks olema selle. See on see vana Svesta hall, kus nad enam ei mängi. Nad mängivad ju nüüd seal Partisaniga ühes saalis. Aga jah, ma arvan jah, et Pana siit. Ma olen ka suhka nõus, sest et jah, sellega ma täielikult nõustun, et kui selle Bryanti mängust välja saab, siis on kõik, et seal nagu ei ole teist sukest, Miitsits on täiesti hale vari, ütleme, mis ta oli enne. Pall jääb liiga kauaks tema kätte. See on see kõige suurem probleem, et ma ei teagi, kas see NBA on nii külge jäänud talle või. Et see pall jääb nii kauaks tema kätte, et see pall ei lähe liikuma, aga nii kui on näiteks Jones või Jones Bryant või mingi Jones Blakeney näiteks. No Blakeney ei ole ka väga sööduvend, ta on ikkagi viskaja, selles mõttes tal on see hüppelt vise on nii kõrgel, et ega seda ongi raske nagu takistada. Aga Jones ja Bryant ja nemad nagu leiavad neid sööte, vaata, aga Miisitsiga, kuigi tal on ka see söödunumber nagu tegelikult nagu on, tundub okei, siis kui sa tegelikult nagu vaatad mängu, see pall jääb lihtsalt kinni ta kätte, et nagu see on probleem. Ja nüüd tuleb ka väga põnev mäng tegelikult järgmine. Kui Dubai tahab mingi siin peavad kindlalt selle võitma. Siis on Monaco vaja ära võtta. Ei, kindlalt, tassingi just vaadata huvi pärast, kas see ainult James on sellel puudu või? No Dice oli ka nüüd viimane mäng Pana vastu puudu. Et Mirotist tuli tagasi, aga Dice oli puudu. Neil on neid puudu, nii palju, neil on reaalselt. Nüüd näitab juba, et Miro, vähemalt Fantasy näitab, et Miro on ka vigastatud. Neil oli mingi 9-meheline teesk, nad on jumala pikalt. Miks mul ju, täiesti võimalik, miks ma jätan ta alles ka, on, miks mul jumala pikalt just Rasello tiimis on juba nüüd. Ta saab nii palju mängida. Täpselt. Ja ta on nagu rahalises mõttes, ta on nii nagu mõistlik vaata. Nüüd ta on muidugi kasvanud järjest, aga selles mõttes praegu veel hoian, et eriti kui seal tagaliini ei olegi tagasi tulnud, kes on siin liidrikoorma võtnud, on Okobo, et minu arust tal on teine mäng, kus on 2 duubel, Pana vastu pani ka, aga see on mingi, ei mitte Pana vastu, vaid see enne Pana mängu pani minu arust, kas ta pani karjäärirekordi mingi 13 söötu või. Et selles mõttes aga ma kardan, et eriti kui korvialune, kui Dice on puudu, läheb raskeks. Ma ütlen kohe ära, et Dubai võtab selle ära. Ka Pengele, Petrussev on ka hale vari olnud, nagu viimased 10 vooru, täiesti kohutav. Et üldse talle jooksa, aga ka Pengele on selle asja välja, sul on veel ka Pooklo ka, on ju. Vajadus. Too on ka siuke suht ikka kaer, ütleks otse, et ma ei tea, nii palju kui ma olen näinud. See et ta annab neid minuteid ja asja. Ta nagu vahepeal sähvatab, aga ta on ikka. Samamoodi on selle Kameniasega ka, tollel on mingi 2 mängu vist olnud, kus tal on mingi pirr on mingi 35 vaata. Aga selles mõttes ongi, aga siuke mäng, kus ta võib väga nagu kasulik olla, kui korvi all on nagu, kui sul korvi allust, kui nüüd Dice'i ka ei ole, sul korvi allust peavad mängima Hayes Davis või Hayes, vabandust, lihtsalt Hayes, Blossom Game, Pegarin ja ma ei tea, Diallo peavad sul mängima korvi alust. Siis see Kamenias sööb seal lihtsalt hommikusega, sööb putruna. Ei, selles suhtes jah, et ma ikkagi lähen siit Dubai võtab ära selle, et selle Kaboklo teema korra tulen tagasi, ütlen, et anname mehele aega, mees alles tuli vigastusest, et las natuke harjub selle mängude värkidega, aga jah, ei. Dubai, ühesõnaga, aga nüüd Serbia siseasi. Ja ma nägin Karlik Jones. Tahtsin sama öelda. Sihukest ütlust, et meil oleks väga hea meel, kui nad jääksid play-inist või play-offist välja. Ehk siis selgelt ja Partisan tuleb Euroliiga kõige kuumem meeskond, ei jäta seda toonitamast, on ju. Et 5 võitu järjest, nii-öelda Svesta on küll kodus, aga tehniliselt saab mõlema saal, see Stark Arena, või iganes see Arena on, eks ole. Et jah, küll aga tuleb kõva lahing. Küll aga ma arvan, et Svesta võtab selle ikkagi ära. Arvad jah? Ma arvan jah, et kuigi Partisan on võitnud 5 mängu järjest, aga kui ma nagu vaatasin korra neid vastaseid, kes neil olid need 5 mängu olnud. Jah. Et nagu viimane oli päris kõva Valencia ikkagi.
jah, et viimane lisaajal võit oli nagu tugev, eks ole, Valencia tõesti, et olen sellega nagu nõus on ju. Enne seda oli Asvel 1 punktiga, Pariis 9 punktiga, okei, Dubai 14 punktiga ja Virtus 6 punktiga. Ma võtan siit 5-st 3 meeskonda, kes Asvel osutaski kõige rohkem vastupanu, ainult 1-ga kaotati, nad olid hästi nagu tublid. Pariis, kes siis on tänaseks oma peatreeneri lahti lasknud, Virtus, kes on tänaseks oma peatreeneri lahti lasknud. Ehk siis ma ei taha öelda, et nagu joppas. Selles mõttes ikkagi Partisanit ja Penarojalt, et ikkagi kiidan, kui on kiitmist väärt, et tegelikult 5 võitu Euroliigas järjest. See ei ole üldse lihtne. See ei ole nalja asi, et selles mõttes küll. Küll aga praegu kui ma vaatan, siis neil ei ole tulnud võib-olla Valencia ilmselt oligi kõige kõvem meeskond ja Dubai. Ma ütleks niimoodi, et Valencia on võib-olla meeskonnana tugevam kui Svesta, aga Dubai on meeskonnana tugevam, võib-olla paberi peal on tugevam kui Svesta, aga ma ütleks meeskonnana tegelikult on nõrgem. Et Dubai üks probleem. No Dubai ei ole nüüd kokku mänginud veel ja üldse. Dubai üks probleem on ka see, et nagu Peekoni kätte jääb pall seisma vahepeal. Peekon. Jah, ei, nagu ma ütlesin, Petrussev ei ole ka see olnud. Jaa, ei, ma olen selles suhtes täitsa nõus, ma olen ka ikkagi Svesta paatidest, et kui ma juba peas hakkan mõtlema. Kui see Barsaga kaotab, siis läheb see asi veel huvitavaks. Jah, et aga ei, ma mõtlen seda, et Svesta paatile on sellepärast, et ikkagi neil on seda korvialust on minu meelest tugevam. Jah, Polomboi on ka tagasi. Ei ole veel kõige nagu võib-olla sähvakama mängida, ma tõin endale Fantasy's ka, et Barsa vastu alustas küll kõvasti, aga lõpus. Aga Moneke on täiesti loom, on ju. Jah, et Moneke ka, et Barsa vastu mäng ei olnud jällegi hea mäng, aga tegelikult seal Baskonia vastu pani ikka hullu ja siin jah, et Partisan tundub täpselt siuke mäng, et atmosfäär on siuke, et ta kütab üles ja tamab. Muidugi. Ja muidugi kõige tähtsam on ikkagi see, kuidas kus see mees nüüd on, ma ei leia. See Butler, kuidas tema Barsa vastu pani ainult telliseid just, et kuidas tema nagu viskepäev on ja lisaks muidugi Cody, Miller, McIntyre. Jah, Miller, McIntyre Jones, et too saab olema äge match-up. Ja eks Partisanil on vaja, et Ponga skooriks rohkem. Ja korra veel Novora ka. Novora pani Barsa vastu, pani väga hea, et aga eks see Ponga on üks Euroliiga parimaid kaitsemängid, eks too pannakse Novora peale. Ja eks me siis näeme, et tead, ma isegi, ma ei teagi, kes siis Moneket sealt võtma hakkab, et jah, see on hea küsimus. Pigem Ponga nagu võib-olla Ostekovski, Ponga nagu kehakuld, ma hakkasin just kehade peale mõtlema, et nagu sobiks paremini. Jah, võib-olla pannakse Sterling Brown üldse Novora peale. Samas ma mõtlen, et ma paneks pigem Sterling Browni, paneks üldse Miller McIntyre'i peale keha mõttes ja Garlic Jonesi paneks Butler, kui me võtame alkohol, mingi Butler või Kalinits või kes iganes. Neid variante nii palju ja ära pea veel ära, korvi all on veel neil Rivero, kes on ka väga. Ja too on ka tagasi, tuleks vahepeal too vend üldse meelest ära ja siis üks mäng vaatan seda statistikat laivis, vaata, mis Rivero ka nagu mängus. Ja, et ta tegi ka Partsa aasta, tegi tegelikult täitsa sümpaatse sellepärast Polomboi ei saanudki nii palju mängida. Ja, et ta tegi Rivero pani korralikult. Ta pani 11 punkti, jah. Ma ütleks niimoodi, et Rivero 11 punkti näitab rohkem Partsaga korvialuse kohta rohkem kui Svesta korvialuse kohta. Ja 11 punkti 15 minutiga, et väga ohutav. Okei, nii. Aga jah, et siis tuleb neljapäeva viimased 2 mängu võib-olla nii põnevad ei ole. Pariis võõrustab Milanot. Minule endale, kusjuures nii palju, kui ma Milano mänge see aeg vaadanud olen. Mulle täitsa meeldib see sats, selle uue peatreeneri käe ka, Poeta. Tõin kusjuures tööle peatreeneri hetkel, et jah, et väga nagu tundub, play-in'i on raske jõuda, pigem ei jõua, aga selles mõttes matemaatiliselt lihtsalt tundub keeruline. Aga selles mõttes ma arvan, et nemad võtavad selle võidu ja teine mäng Maccabi FS, ma arvan, Maccabi võtab, et nad jätkavad seda oma võiduseeriat, et mul on, FS-il jällegi, ma arvan, FS-il tundub natukene olevat nagu, nii-öelda mast maas, on ju, et pigem mängitakse need mängud lõpuni, et kui ma mõtlen ka, et Reali vastu ühed mindi 12-0 ette ja peale seda ikkagi nagu ei suudetud kuidagi seda mängu haarata ja lõpuks ikkagi nagu, Real on Real muidugi. Real, jah. Maccabi tuleb sellise emotsionaalse võidu pealt ka, tuldi +10 pealt tagasi ja võteti lisaajal võit, et ma arvan, et seal jah, ja need Iisraelide ja nende klubide ju eelis mingis mõttes, mis loll on öelda, et eelis,
aga nad ei mängi ju koduliigat ilmselgelt praegu hetkel. No jah, nii ja naa, kas see on ees või see ei ole, sest sa saad puhata ja sellest. Sa saad puhata, aga samas sa oled kuskil teises riigis, teises keskkonnas, kodusaalis, ongi kodusaalis väga palju publikut ei ole. Jaa, aga vaata jällegi on see, et siin on kaks asja, et see on okei, sa saad puhata küll, aga teisalt jälle vastasvõistkul on alati see rütm, mängurütm ja kõik on juba sees, vaata. Jah, täpselt, et see on võib-olla teist. See võib vastu mängida. Kui sul on hea mängurütm, et siis on nagu hästi, aga kui sul on võib-olla kehvem rütm jällegi, et siis sa võib-olla tahaksidki korra võib-olla mingi puhkuse teha natuke treenida. No aga neil just on vastupidi, neil hetkel on see hea. Ja Hapoel, kui me näiteks toome, siis Hapoelil võib-olla pigem ongi, et võib-olla oleks vaja neid koduliiga mängida, et siin see halb asi nagu natukene maha raputada. No jah, et aga okei, mina olen ikkagi FS-e poole peal, et jah, ei, no lihtsalt, ega FS on ka tegelikult selles päris, okei, nad on kaotanud, aga nad on ikkagi päris tublisti mänginud võrreldes, et ega neil ei ole mitte midagi. Kui Salgiriselt saadi 40-ga. Ja, et neil ei ole ju Lasso tulekuga ikkagi on asjad natuke paremaks. Natuke loksunud paika, et eks uuel hooajal ootame jälle natuke rohkem. Larkin, ma arvan Larkin seda Euroliiga hooaega, ega ta rohkem mängima ei tulegi ilmselt. Ei, seda siin. Ma arvan, et teda hoitakse võib-olla Türgi liiga play-offideks ja asjadeks. Ma arvan ka. Kui sealgi, ega ei tea, ma ei tea, mis siin nii kursis me enam selle FS-ega ei ole, et aga reedel siis 3 mängu, jällegi esimene mäng ilmselt kaua peale Asvel Olümpiakos. Asvel on tubli küll olnud, aga Olümpiakos on ikka võitu vaja, et siin hakkavad juba tagant järgi tulema. Olümpiakos on Olümpiakos. No seda ka, jah. Ütleme niimoodi. Teine mäng siis Virtus Valencia. Taas kord, siin on see koht, kus ma nüüd, mu aju nagu veits on see, et Virtusel uus peatreener või nagu abitreener peatreener, et äkki keevitavad sealt võidu ära ja Valencia tuleb suht valusa kaotuse pealt ka, vaata. Et selles mõttes. Ja võõrsil ka veel ikkagi, et. Jah, et ma näen nagu Virtusel mingeid sansse nagu näen selles mõttes. Aga ma pigem arvan ikkagi, et Valencia võtab ära. Ma olen ka suht lähen Valencia paatist, et see Virtus, okei, jah, nagu sa ütlesid, uus peatreener ja alati, mitte alati, aga suure protsent on see, et võetakse see esimene võit kohe uue peatreeneri käel, aga ikkagi Virtusel. Virtuse viimased mängud. Jaa, ma tahtsin just öelda, et Edwards on ka täitsa. Ei ole üldse nagu lubanud. Edwards on ka täitsa, ei ole see, mis ta oli tähendab või peaks olema, et aga jah, ma olen ka Valencia poolt ühesõnaga. Ja ma arvan, reedese õhtu siis kõige põnevam mäng, et Baskonia kodus Realiga, Baskonia kodus, ma räägin, et Baskonia oleks võõrsil, siis ma ei ütleks, et see nii põnev on. Baskonia kodus on ikkagi nagu tubli meeskond, et ma tahaks kohe vaadata. Jah, ja neil on kodus 9 võitu, 8 kaotust, võõrsil on neil ainult 1 võit. Isegi Asvelil on võõrsil rohkem võite. Okay. Et aga kodus nad on tugevad, et Hapoeli äravõtmine näitab ka seda, eks ole. Ei, muidugi. Et kui me viskasin nalja siin selle Tusko Baskoniasse mineku alla, siis arvestades, kuidas antud peatreener on selle meeskonna mängima saanud nagu sükest tegelikult päris toredat ja sükest head korvpalli, siis selles mõttes ma ei usu, et Tusko nagu. No jah, peaasi, et seal Diakite jälle oma posti peale pahane ei ole, et ma ei tea, üldse venal nagu, ma ei tea, kuhu see teine mäng tundus juba korras olevat. Esimene mäng ikka katus sõitis korralikult. No siin on üldse, kui ma vaatan, mis need James ja Okobo või kes need, mis möllasid, et on näha, et inimesed on kuidagi, vaadates, mis üldse maailmas toimub, et on vähe inimesed ka hullemaks läinud, et närv on ikka kõigil püsti. Ja, Okobost ja Jamesist saan aru ka, et kui sul ikka palka ei maksta, siis. No seda ka, jah. Nii ta on, jah. Selles mõttes küll, aga eks ta nii ole. Kuigi need mehed nagu väga vist nälga ei tohiks nagu surra. Ma ei tea, oleneb kui hästi sama raha asjadega. Jah. Et kui ikka vähe kehvasti on, siis võib-olla ikkagi seal ka näevad. Jaa, kindlasti, aga nii kehvasti nagu ei tohiks ikka olla. Oletavasti mitte, jah. Aga jah, Baskonia Real, mina lähen ikkagi, ma arvan, et Real võtab ära selle. Ma arvan ka, jah. Kusjuures ma nägin mingit hullu statistikat Reali, nad on võõrsil. Ja Euroliigas ongi ju. Ainult 1 kaotus sel hooajal kodus Realil. 17 võitu, 1 kaotus. Võõrsil on nad ka nagu kehvemad olnud. Ja 11 kaotust, aga kodus 17-1, et okei, see on nagu mainitud sai. See ongi võõrsil ja Baskonia, nagu ma ütlesin, kodus 9 võitu, 8 kaotust. Selles mõttes on tublisti mängitud
ja tegelikult noh, jällegi Baskonia tabeli koht 18, ma ütleks niimoodi, et lihtsalt ei räägi täit tõde sellest, kuidas mängitud on. Ja see ikkagi, ma ütleks, et kui me võtame hooaega, et nad võitsid Hispaania karika. Hispaania karika võitsid selles mõttes, ma arvan, et suures pildis seda võib veits nagu isegi edukaks hooajaks lugeda. Selles suhtes, et nagu meil siin see ühine sõber Martin tuletas mulle meelde, et ikkagi hooaja algul oli mul õigus, kui ma ütlesin, et Baskonia on siin tagumine sats see hooaeg, sest et nad ei teinud ulmelisi muudatusi või mitte ulmelisi muudatusi, aga nad ei toonud kedagi sihukest enda satsi, ei tugevdav nii nagu teised. Sihukest plahvatuslikku, pigem need tulid sihukesi ongi nooremaid mees nagu Diakite ja poole hooaja pealt tegelikult see Omorui toomine ka, väga hea toomine. Ei muidugi, täitsa nõus. Aga ma arvan, mul on endal sihuke karvane tunne, et uuel hooajal Luvavoga Baroo ei jätka seal. Täiesti võimalik, et Foresti jätka. Ja eks neis need Diakited asjad ka, et eks neis, mis seal nagu. Ma arvan, et need jäävad, sest kes neid ikka tahab. Ja eks neis, et see Dekerskis ja Howard ju tegelikult. No see Dekerskis ju üldse vigastatud. Ja ongi, ma räägin, et nad on petki täitsa, et neil see asi ei toimi. Aga jah, ei Baskonia on okei, ma ei tea, mängupilt on täitsa nii ja naa. Vähemalt on nagu nauditav vaadata seda mängu. Aga ütlen nii, et hooaja algul arvatust ikkagi minu jaoks asukoht selles suhtes pani nagu pihta, et ma arvasingi, et nad seal kuskil tagapool on ja Pariis ka ikkagi, et ja Pariis küll jah, et eks neis, mis HIF-ist ka saab, et ta küll pikendas eelmine aasta lepingut, aga ei tea neid klausleid ega asju. No Euroliigas korra kui siia veel tulla, siis öelda seda ka, et ikkagi Maccabi hetkel on minu jaoks üllatus olnud. Et 11. Ma ei mäleta isegi, kui palju mis ma ütlen. Ma ei mäleta ka seda, aga ma lihtsalt, play-in'i koha eest me ei olnud raudselt, et nad võitlevad. Mul tundus endale ka, et pigem, ma mäletan, pigem tundus keeruline. Pigem Milan ja Partisan, aga mitte Maccabi. Ja Partisan siis on hooaja nüüd lõpuga oma kohta parandanud ja sellega siis, sest ma mäletan küll, et mina olin see, kes pakkus sinna play-in'i ja sinna piiri peale. Et selles mõttes sinna nad ju ilmselgelt ei jõua, aga nad on siis ikkagi parandanud oma tabelipositsiooni võrreldes ilmselgelt siin mingi ajahetkega. Just, aga ega muud midagi vist tegelikult. Rohkem ei olegi, et tänasel päeval ma arvan, said kõik jutud räägitud. Jah, mis rääkida oli ja sai päris kaua vesteldud siin juba. Täpselt, saame siis siin jällegi korvpallile pilku. Täna siis olge valmis, hakkake vaatama. Euroliiga hakkab homme juba siis, kes Tallinnas on saalis. Kes telekes. Saalis ja ülejäänud siis kes teleka või arvuti või telefoni, mis iganes asja eest olete. Aga olge siis et vaatame siis ikkagi 2 Eesti suure klubi omavahelist lahingut. Ja finaali koha nimel. Suure täpselt Eesti-Läti liiga finaali koha nimel. Aga siis suur aitäh vaatamast, kuulamast ikkagi, kui teile kõik see sümpatiseerib ja meeldib, mida me teeme, siis Põhjal püsti ja pange tellige meie kanalit. Kes ei ole veel seda teinud. Ja me täna rohkem aega. Jah, aitäh teile ja aitäh sulle, Gert. Aitäh sulle ka, toreda vestlusest ja soovime siis teile toredat siis aprillikuu algust. Nägemist.